Tere, rõõm on tervitada kõiki siin saalis ja kõiki, kes on ekraanide taga. Saan aru, et huvi oli väga suur, et meil oli kirjas vist üle 120 inimese, nii et exitid on alati selline hot topic. Ja tervitan teid siis SVC ja EY Eesti ühisel seminaril, kuidas valmistuda edukaks exitiks. Mina olen Kadri, mina olen SVC tegevjuht ja kui keegi ei tea, mis on SVC, siis SVC on Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsioon, ehk siis minu tegevus igapäevaselt on siinsete era- ja riskikapitali fondidega. Meil on praegu 53 liiget ja umbes 300 inimest on siis selles nii-öelda meie community's. Ja ma tegelen igapäevaselt sellega, et Eestis oleks fondid, kasvaks kogu aeg suuremaks, investeeriks aktiivselt ja et nii nendelt kui välisfondidelt, kes on siis meie fondide partnerid, oleks lihtne raha kaasata ja et nad loomulikult aitaksid ka exitite puhul. Millest me siis täna räägime, et meil on iseenesest plaanitud siis 4:30 see üritus ja pärast saab siin koha peal veel networkida ja täpsemalt rääkida. Meil on üliinspireerivad asutajad, kellega siis meil on plaanis täna paneeldiskussioon ja enne seda on meil eksperdid EY poolt siis nii tehingute, juriidika kui ka maksude poole pealt, kes on siis palju sellist tüüpi tehinguid näinud, nõustanud nii Eestis kui ka globaalselt oma networki kaudu. Nii et kindlasti saab olema huvitav kuulamine. Ja miks siis exitid on nii põnevad, et eks era-riskikapitali fondide DNA-sse on mõnes mõttes sisse kirjutatud see, et juba vaata, et investeeringu kaasamisel on tarvis hakata exitile mõtlema, fondidel on oma eluajad, aga seda ongi põnev siis ka täna kuulata eelkõige ilmselt meie paneeli poole pealt, et kui palju sellele siis tegelikult asutajad mõtlevad kohe alguses oma ettevõttet luues ja raha kaasates ja tegelikult ka nõustajate poole pealt siis, et palju, kui ette valmistunud tegelikult Eesti asutajad on, mida nemad on näinud oma töös. Ja võib-olla tehnilise külje pealt siis veel enne, kui ma annan sõna me esimesele esinejale seda, et küsimused me palume esitada peale igat ettekannet, siis aega on tõenäoliselt 9-8 küsimusest ja kõigepealt saalist ja siis meie moderaator võtab ka chatist siis otse YouTube'ist küsimusi. Kui me neile ei jõua vastata, siis ilmselt me tegeleme sellega, mõtleme läbi, aga tegeleme pärast. Ja igaks üks ütlen ka selle, et kui keegi ei saanud täna tulla, ja siis kui kolleeg soovib näha või peab poole pealt lahkuma, siis jagame salvestust ka kõigiga. Ja nüüd mul ongi väga hea meel kutsuda lavale esimene esineja, kes on siis Pekka Poolaka, kes on EY Eesti juriidilise valdkonna juht ja Pekka siis räägib meile, millised on exiti tegevused juriidilisest vaatest. Aitäh! Ja tere päevast ka minu poolest, see ongi väga huvitav selline esimene füüsiline seminar, ma ei teagi, kuni 3 aastat võib-olla on läinud aega. Mina olen siis Pekka Poolaka ja vastutan EY loost Eestis, Lätis ja Leedus terve Baltikumis ja tegutsenud nende tehingutega terve oma nagu professionaalse karjääri. Ma proovin rääkida paar sõna siis sellest, et mida mina nagu ütleme juriidilise nõustajana mõtlen nende tehingute raames, milline on edukas exit, aga samas kui ma ütlen seda juriidilist teemat, ma ütlen, et sellest, mida ma nüüd varsti räägin, nii väga vähe on sellist, ütleme, juriidilist seaduskõned või ettekandet, sest et mina alati ütleme, et when it comes to transactions, law is just a background noise. Seda on hea teada, aga it's not so important after all. Kui siin juba rääkisime, et millal seda exitit nagu mõelda juba. Mina olen öelnud, et sa hakkadki seda kohe algust juba mõtlema. Et kui sa midagi lood, nii samas kui sa lood, nii sa valmistad endast juba exitiks. Võib-olla see on natukene liialdatud, ütleme, väide, aga samas kõik, mida sa teed päevast üks edasi, viib sind paremale exitile, kui võtad seda juba arvesse. Eks, kui meil on kolm osanikku siin, 3 asutajat, Ranno, Imre ja mina, ja meil on mingi väga äge idee, ja me mõtlemegi, et me hakkame leiutama mingit väga ägedat mängu või midagi muud. Aga mis tihtipeale jääb mõtlemata on see, et keda me oleme, kui me oleme omanikud, osanikud. Kas me oleme valmis kaasama teisi osanikke, milliste tingimustel, millise taustaga, mis hetkel. Ja kas meil on mingi teatud milestone'id juba olemas, et millal me tahame kaasada kedagi siia. Näiteks investorid toob finantseeringud meile juurde või mingi koostööpartnerid või siis päris teeme selle exiti. See jääb mõtlemata.
tihtipeale. Aga need on hea mõelda välja mingid sellised nagu põhimõtted kohe juba algusest ja kuigi see kõlab natukene võib-olla nagu selles mõttes küüniliselt või sellise nagu advokaadi jutuna on see, et kohe panna midagi ka kirja, eks nii. Esimene asutajate osanike leping, see peale mingi ülikeeruline asi olema, aga mingid teatud põhimõtted seal juba on. Ja samas ka kohe nagu sellest aru saada, et nendest põhimõttest on vaja olla võimalik ka loobuma millalgi, kui tuleb see keegi esimene investor näiteks. Ja organisatsiooni struktuur. Võib-olla see on ka kummaline nagu väide, et kui meid on 3, milline struktuur meil siis on? Meid ongi 3, eks nii. Aga et on nägemus sellest, et kui me läheme edasi, niin meil ongi CEO, kes tegeleb teatud asjadega, meil on CMO, CTO, keegi vastutab marketingist, keegi BDMist ja nii edasi, et selline vaate on juba olemas. Ja siis kui tuleb prof-investor, ta näeb seda, et okei, te olete juba kohe alguses seda mõelnud, maybe you understand business. Et see organisatsioon, ütleme, nagu sellisena juba mõttena olemas ja võib-olla paberi peal ka mingisugune nägemus. No juhtimine. Jällegi, keda me juhtime, kui meid on näiteks 3 asutajat või 4-5 inimest. Siiski on hea kohe esimesest päevast edasi minnas nagu mõelda välja, et mis on meie juhtimisreeglid. Kas meil on keegi, kes saab üksinda esindada kõigi asju või kas me 2 kirjutame nimed alla igale dokumendile ja lepingule ja nii edasi. Eks nii. Ja samas, et meil on kõik need asjad juba olemas nagu poliisi mõttes kuskil kirjas. Ma arvan, et keegi ei armasta nagu dokumente, aga siiski tasub dokumenteerida neid asju, mida omavahel otsutaks. Eks nii, juhatuse protokollid on olemas, mingi juhtimisgruppi millalgi, kui on erinevad ütleme, töögruppide asjad, et nendest jääb mingisugune dokumentaalne jälg ka, eks nii. Et see aitab jällegi, kui keegi tahab tulla vaatama, et milline see teie nagu ettevõtte lugu on. Te alustasite olla, väga hea, te olete kohe algusest, teil on struktuur olnud paigas, meil on olemas dokumendid, meil on näha, et te olete võtnud kohe algusest tõsiselt seda asja. Mitte ainult nagu äri mõttes, aga ütleme äri struktuuri mõttes ka. Ja kui me räägime töösuhtest, töötingimustest, töötasudest, kõigidest nendest, loomulikult need väga hea olla kohe algusest hästi paigas. Ja samas ka see, et kui me räägime nüüd eriti näiteks tech-valdkonna startupidest, et millises raames me tahame kaasada meie oma tulevikutöötajad läbi optsioonprogrammide, mis on tänasel päeval vist väga levinud teema ja ongi selline populaarne. Aga mida see tähendab meie jaoks, kui me oleme osanikud? Et paljust me oleme valmis loobuma oma töötajate heaks, eks nii. Ja milline see programm on? Võib-olla me ei teagi sellest midagi, aga äkki me küsime kellegi käest, mis on nagu turupraktika, kas see on 2+2 või 1+3 aastat, milline see on. Ja kas 10%, kas sellest piisab terve, ütleme, meie ettevõtte nagu equitist ja nii edasi ja nii edasi. Ja see, mida mina alati ütlen nagu advokaadide lemmik teema on see, et vältige neid seatud osapooltega tehinguid. Tähendab seda, et näiteks Imre saunaklubi liikmetasu ei lähe läbi meie ettevõtte konto, eks nii. Või ranna mingi, ütleme, auto ei ole sinna ostetud või nii edasi ja mingi venna sõpra teeb meile nagu raamatupidamist ja siis OÜ läbi tuleb meile arved ja keegi ütleb, et kas ta on teil tööl või kus ta on. Et pigem niimoodi, et keep your own cost, your costs and company cost, nii siis ei pea neid kunagi kellegi selgitama. Sest no tavaliselt see teema tuleb alati ette. Kui meil tuleb protsessi investoriga või exit-protsessi, need hakataks vaatama, mida see tähendab, miks selline asi on, kuidas see puudutab seda äritegevust. Et pigem mitte neid. Ja kui neid kohe algusest ei lubada, siis on nagu hea poliisiga paigast, neid ei ole. Tegutseme nii nagu 3 poolde vahe kogu aeg. No intellektuaali omandi küsimused, see võib olla, et puudutab rohkem seda nagu tech-valdkonda, aga miks mitte nagu teisi valdkondi ka. Ma olen siin viimastel aastatel, eriti eelmise aasta poole, meil oli nagu 5 sellised tech-sektori tehingud ja väga hästi siin juba tajutakse ja võetakse arvesse need IPR asjad. Ütleme, et kõik kohe alguses saavad aru, et jah, on tähtsad, meil on vaja olla paigas reeglid, et mis kuulub ettevõttele, põhimõtteliselt kõik, mis luuaks töösuhte kaudu ettevõtte heaks, kuulub ettevõttele ja kui kontraktor teeb meile tööd, nii siis see ka. Meil on olemas need Startup Estonia on väga head mudeldokumendid, aga mis tihtipeale unustaks, see mudeldokumendis on see üks lisa. Mida keegi
kunagi on teinud. See on ülitähtis. Sest hea küll, kui ma ütlen, et jah, mul on nüüd tööleping Imre sinu firmaga ja mis iganes ma teen, kuulub sulle, eks nii. Aga kui ma lähen minema kunagi ja Ranno, kes tuleb investeerima, ta ütleb, mida see Pekka siis tegi? Kas sa näidad mulle, et tõesti see, millest sa räägid, ongi tema poole tehtud ja kuulub sulle. Ja ta andis kõik õigused sulle üles, aga mida ta andis päeva lõpuks? Ja eriti kui me räägime nagu kontraktoritest, nii siis on see veel olulisem. Ütleme niimoodi, et töötajate osas see nagu nii ülidramaatiline ei ole, aga kui meil on mingi kolmas osapool, kes pakub seda teatud teenust, siis on see oluline. Et tehke see logibooki korda, eks nii, ja pange siin, et kes midagi tegi, sellest on suur abi. Ja see on väga professionaalne lähenemine, sest seda väga harva tal on. Ma ütleksin, et kui sul on see olemas, niin sa oled täiesti seal nagu turu tipus. Ja kui tuleb keegi nagu selline, ütleme, institutional investor, ta vaatab seda, et okei, see on olemas kindlasti, no siis me loodame, et see IPR, mis seal on, see ka seal on. Ja teine, mis on oluline, on avatud lähtekoodide teemad, nagu open source software ja selle alusel tehtud asjad. See on ka väga tavaline tänasel päeval ja sellega pole mingi probleemi, see on täitsa OK. Aga mis võib olla, alati ei ole nagu selge, et mida jällegi sellega tehti. Sarnane logbooki teema, et okei, me oleme kasutanud seda, teda ja kolmat nagu lähtekoodi, eks nii, aga mida me tegime selle alusel? Kas on meile oluline? Sest jällegi investor tuleb ja küsib, ja ma saan aru, et sa tegeled nende koodidega, aga kas see, mida te olete läbi selle koodi teinud, on teie jaoks väga oluline selle äritegevuse jaoks? Või on see lihtsalt mingi jupikene, mida te tegite, mingi interface? Et jällegi, et see on olemas nagu arusaamine, mida millegi tehti ja millega millega nagu kaasneb need open source teemad. Sest et üks asi, mis open source'ite osas võib olla unustaks on see, et tänasel päeval ei ole enam neid fundamental open source väga palju, aga on ikka neid, mis ütleb, et sa pead nagu investeerima tagasi sinna open source society. Et kui mina olen midagi teinud, niin ma pean seda teistele ka avalikuks tegema. See võib olla juba kriitiline küsimus siis, et kas ma olen nagu nõus sellega, et kõik siis kasutavad seda minu pooled loodud tarkvara näiteks. Et jällegi see nagu võtta üks samm võib olla järskumalt nagu kontrolli alla on nagu hea mõte. Teine, kui me räägime sellest nagu platform majandusest, et palju töötavad läbi suurte platvormid, eks nii Google'id, Amazonid, Apple'id, whatever is out there, Facebookid. Ja siis ongi nagu selline turustandard, et nendega sa väga ei läbi rääki midagi. Sa aksepteerid kõik, mis seal annetakse niimoodi ja hakkame tööle. Aga siiski on hea natukene vaadata sinna võib-olla kellegi abil, et millega me oleme nüüd nõustunud siis, kui me lihtsalt klõps klikime, et vähemalt nagu saada aru nendest teoreetilist riskidest. Noh, mina alati ütlen ka niimoodi, et selle exit teemas, et kohe kui see ettevõtte on loodud, nii looge see dataroom ka, eks nii, see due diligence data room. Ja siis tuleb küsimus, no eks see nüüd oled kindlasti natukene nagu premature, et sa hakka seda kohe tegema. Aga see ongi ka enda jaoks, et sa paned omad kõik dokumendid ja oma kõik informatsiooni nagu korda ja hoiadki seal. See võib olla mingi Google Drive, see ei pole midagi nii fancy olema, aga lihtsalt sul on kohe olemas need asjad. Et siin on nagu corporate asjad, employment, IPR, commercial contracts, ma ei tea, regulatory issues. Sul on kõik olemas ja kõik informatsiooni, mis puudutab sinu tegevust, sinu nagu asutajad, sinu töötajad on seal olemas. See on nagu hästi suur ajasääst, kui tuleb esimene investor, kes ütleb, ja tal ongi selline võib-olla nägu, et kuule, me hakkame seda due diligence tegema, kas tead, mis tähendab? Ja meil on vaata olemas juba see dataroom, kas tahad vaata seda? Oh, wow! Ja see ongi see algusfaas selline, et kui sul on see juba olemas, säästad seda protsessi aega ja ka oma inimeste aega, et siis ei hakata kiirega kogunema, et mida me sinne paneme, et kas mul on mingi kindlusleping, pane sinna ja nii edasi. Seal on palju tööd ja selleks on hea võtta endale mingi hea nõustaja, võib-olla keegi advokaat. Ja kui ma räägin siin niimoodi, et good lawyer, mitte big law firm, ma tahan lihtsalt öelda seda, et see ongi selline isiklik teenis. Et keegi, keda sa usaldad ja kellega saad minna edasi nagu pikemas perspektiivist. Me alustame koos, viime seda exitisse ja that's it. Siis on see pikem küsimus sellest, et mida loeb seal seljas, mitte mida siin ees loeb, kui me räägime nendes meeskonna särkidest. Okei,
2 minutit 50 sekundit järel. Siis, kui me läheme sinne tehingusse, loomulikult sellega kaasneb palju asju, eks nii, ma ei hakka rääkima mingisugusest tingimustest või nagu ostumüügilepingutest või sellistest teemadest, aga lihtsalt nagu põhimõttest jällegi. Mis tuleb üllatusena tihtipeale jällegi organisatsiooni sees olevatel inimestel on see, et selline protsess hakkas tööle. Ja tihtipeale see on võib-olla natuke negatiivne üllatus, sest alati kui tuleb mingi suur muudatus, nii okei, mis meile juhtub siis? Et siis hea ütleme lähenemine tavapärane ongi see, et kohe algusest öeldakse, by the way, selline võib tulla üks päev. Ja see ongi meie idee päeva lõpuks, me kaasame siia võib-olla investorid juurde ja üks päev müüme selle ettevõtte edasi kellegi teisele, aga vähemalt kaasame siis raha, et teha seda tööd. See ei ole midagi paha, see ei ole midagi kummalist, müstilist, see on protsess. Ja tihtipeale on see hea kõigide jaoks. Et nagu avalikkus on hea. Samas avalikkus on ka selles protsessis hea. Et ma tean, et see selline nagu Silicon Valley TV-seeria, ütleme, labeled mõte on see fake it until make it, aga selles DD-protsessis it doesn't work. Siis olla nagu avalik on parem. Ja mitte nagu säästa, kui sa võtad endale nõusteed. See ei ole minu meelest see hetk, kus vaatada, et okei, ma võtaks kõige odavama võib-olla nagu nõustaja abiks. See ei pea olema ka kõige kallim. Aga lihtsalt, et see valimisprotsess ei lähe läbi ainult selle, et mida see maksab, eks nii. Ja oluline teema meie, ütleme, Põhjariigi inimeste jaoks, ma ütleks, ma olen ise soomlane, me oleme veel, ütleme, sellised vaiksemad inimesed, aga ütleme niimoodi, et soomlased kohe ütlevad niimoodi, et nüüd mul on keegi suure arvekaribüroo partner, eks ma siis kuulen sõna ja olengi vaid. Vastupidi, you are the client. Ta töötab teile, siis kui see maksab midagi, see tema nõu, nii siis vajagi ka kvaliteeti ja tähelepanu. Ja mitte olegi nagu selles mõttes, mitte vaid. Võtke sellest nõustajast kõik ära, nagu öeldaks. Aga siis ka usaldage neid, eks nii. Ja enne kui tehingusse minna, nii olla ka selge see, et millest oleme valmis loobuma. Okei, näiteks, et kui oleme kolmekesi, et kas me oleme nüüd valmis loobuma täiesti kontrollist. Me jäämegi nüüd väikeaktsionärideks, väikeosanikuks. Hea küll, jääme. Milliste tingimustega, millised nagu vastutuse me oleme valmis võtma, milliseid ütleme, perioode me oleme valmis veel töötama näiteks kellegi uue omaniku või investori heaks. Kõik sellised nagu põhimõtted on hea olla olemas selgelt enne tehingud, sest tehingu ajal, kui sa hakkad mõtlema, läheb tehingu sassi. Ma tean seda oma kogemusest, et ma olen ühe korra ühe oma firma müünud ja mul ei olnud need mõtted selged ja see läks väga segaseks see protsess. Et selles mõttes ongi hea öelda see, et we lawyers only know that much. Siiski, kui exitiks valmis olla, nii äritegemine on ka väga oluline. Aitäh. Nii, kas meil on saalist kõigepealt küsimusi? Meil on mõnedeks küsimusteks aega. Ja kui ei ole, kas meil on chatist? Väga tore. Investorina mind huvitab see seotud osapoolte küsimus. Võib-olla muidu nad ei kuule online'is. Ja. Et investorina on huvitav mind võib-olla kõige rohkem seotud osapoolte küsimus. Et millised on need sinu kogemused, et mis pärast need seotud osapooled mängu tulevad? Et on see nüüd nagu laiskus või mugavus või kavalus või üritatakse äärmisel juhul võib-olla ehk isegi üritatakse kuidagi oma partneritest kavalamad olla. Kuidas see elu tundub? Ma arvan, et mugavus on üks nagu esimene põhjus, ma arvan. On lihtsalt nagu kergem teha neid asju kellegi sõbra või ma tean, naise venna või ma ei tea, mehe venna kaudu ja nii edasi. Lihtsalt nagu mugavam ja kiirem. Teine on jällegi see, et siis toredam, kui firmakontolt raha läheb, eks nii, ja mitte mu enda kontol, et see vaata see saunaliikmetasu maksmine Helsingis 500 eurot aastas, nii pikem niipidi kui minu taskust. Need on sellised tavalised. No äkki ma ütlekski niimoodi, et laiskus ja mugavus. Kas meil on veel äkki küsimusi? Võime edasi minna? Võime edasi minna, aitäh. Aitäh sulle. Lähme siis oma järgmiseks esinejaks on meil siis Ranno Tingas, EY Eesti maksuosakonna partner ja Ranno teemaks on, mida teada maksudest exitiks valmistudes. Sa saad seda siit kasutada.
Jah, maksudest mulle meeldib rääkida ja täna siis räägime, kuidas siis maksud tehingutega kaasnevad. Ja kindlasti see ei ole nüüd see, kus mina olen see maksutark, vaid tegelikult meil on nii-öelda ligi 15 inimest maksutiimis, kes igapäevaselt tegelevadki due diligence'idega maksu osas ja isegi mõnel juhul oleme 3 nii-öelda sõltumatut tiimi pannud kõrvuti välja, et nii-öelda aidata erinevaid ostjaid. Aga kui ma üritasin nagu mõelda, et kuidas siis seda nii-öelda natukene visualiseerida, siis mõtlesin, et on ilmselt midagi, mis toimub enne tehingut, midagi, mis toimub tehingu ajal ja midagi, mis toimub pärast tehingut. Ja sellest, mis on enne tehingut, ma räägin pärast mõne slaidi pealt natukene detailsemalt, aga kui me mõtleme, mis tehingu ajal on, siis võib-olla ma tooks välja 2 olulist asja, need on raudselt rohkem, aga 2 asja. Üks on siis see, et kindlasti läbirääkimistel arvestada, kui pikk on maksuasjade aegumine. Ja Eestis on see teatavasti 3 aastat ja kui on tahtlus, siis tuleb 2 aastat otsa ehk siis kokku 5 aastat. Ja seda siis arvestatakse konkreetsest maksudeklaratsioonist, et kui me näiteks räägime praegu märtsikuu käibedeklaratsioonist, siis selle tähtaeg on 20. aprill ja sealt 20. aprillist hakkab siis see 3 aastat või 5 aastat jooksma. Kindlasti ei tohi teha seda viga, et arvata, et nüüd teistes riikides on samamoodi. Pigem vastupidi võib üsna kindel olla, et teistes riikides on teistmoodi. Et kui seal on nagu nii-öelda keerulisem struktuur, kus on välisärisid, et siis kindlasti neid aegumisasju tuleb vaadata iga riigi kaupa eraldi, mis on seal need reeglid. Ja teine hästi oluline teema on siis see, et kuidas on tehingukulud, et kelle ettevõtlusega nad on seotud, kas nende pealt saab üldse käibemaksu tagasi või ei saa, sest teatavasti näiteks osaluse müük on maksuvaba tehing ja üldjuhul käibemaksu tagasi ei saa. Ja kaasnevad kulud võivad olla suured nii ostjale kui müüjale ja teatud ulatuses ka näiteks ostja vaates võib olla see, et mida ta selle osaluse, selle äriga teeb, et mõnel juhul võib-olla saab ka käibemaksu tagasi. Nii et kindlasti nende kulude peale peab mõtlema ja just nende ettevõtlusega seotusele ja käibemaksule. Ja kui tehing on tehtud, siis mida oodata, mida ostja teeb, siis ilmselt hakkab suure hooga restruktureerima. Vähemalt seda meie näeme oma kogemuses, et on ostja ära ostnud ja midagi see hakkab tegema, kas ühendama piiriüleselt, siseriiklikult, üldse likvideerima, igal ühel mingid omad plaanid ja soovid, mida ta siis teeb või IP-d teise kohta viima või mida iganes, eks. Siis hästi tüüpiline on see, et kuna siis kui see on exit, et on uus omanik, siis tavaliselt ta teeb ka kogu siirdina dokumentatsiooni uuendamises, tal on teised põhimõtted, teistsugused teenused, teistsugune loogika ja siis ka sageli on seda optsiooniprogrammi uuendamist tehtud, et viiakse siis selle müüdava ettevõtte optsiooniprogramm siis ostja ettevõtte programmiks jällegi, et kuidas seda teha, et maksujamasid ei juhtuks. Et selliseid asju tuleb vaadata. Aga nüüd, kui me hakkame vaatama täpsemalt, mis siis enne tehingut, siis siin ma tõin välja 2 aspekti, et üks asi on siis, millised on need vajalikud restruktureerimised ja teine siis, et mida siis sellise maksude ülevaatuse või tax due diligence'i mõttes vaadata või arvestada. Ja on terve rida probleeme, mõnda ka Pekka juba mainis, mis võivad siis kaasa tuua vajaduse, et mingid restruktureerimisi teha siis enne kas investori kaasamist või enne müüki. Ja nende kõigi asjade puhul on minu jaoks kui nõustaja jaoks kõige halvem, kui keegi tuleb ja ütleb, et mul on järgmine nädal tehing, et ütle, mis ma teen. See on veel tegelikult hea asi. Hullem on see, kui ta ütleb, et mul oli eelmine nädal tehing, et ütle, mis ma nüüd teen. Siis enam ei ole tõesti midagi teha. Aga isegi see järgmise nädala tehing on selgelt liiga hilja. Et ma ütleks, et sellise tõsisema restruktureerimise peale ikkagi peaks hakkama mõtlema vähemalt pool aastat ette või isegi aasta ette. Sest vastasel korral tal võib olla selline väga niimoodi maksueelise saamise silt küljes või mingisugune muu selline, et siis on võimalik asju rahulikult teha, läbi mõelda. Ja tõesti need probleemid, mis siis seda põhjustavad, ongi see, et kas mul on mingid ettevõtlusega mitte seotud varasid, et on ostetud see mootorpaat või mingisugused kortereid või mingisugused maatükke või mida iganes sinna, mida siis selgelt ei taheta osta sellise toimiva ettevõttega. Need on vaja enne kuidagi välja viia, siis on küsimus, et kuidas seda teha, eks. Et kas mingi jagunemisega, müügiga, mis variandid on. Siis kindlasti tasub üle vaadata omakapitali sissemaksete pool, et kas minul kui omanikul, kas mul on mõttekas seda omakapitali maksuvaba reservi kasutada, võtta veel mingi raha enne välja, kui ma müün või ma annan need õigused ja selle tuleviku tax asset'i ostjale üle. Jaotamata kasum. Jällegi aeg-ajalt pika ajalooga edukate ettevõtete puhul on ka see, et istub bilansis selline väga ilus kasuminumber ja võib-olla teisel pool ka väga arvestatav summa raha. See on selge, et ostja ei taha osta maksustamata raha, eriti kui seda on palju. Ja siis tuleb küsimus, et kui palju sellele allahindlust rakendatakse või mismoodi. Jällegi selle on hea ette mõelda, et mitte hakata siis läbirääkimiste laua taga niimoodi väga suure ajasurve all mingeid muudatusi tegema. Kindlasti on teemaks antud laenud ja võetud laenud. Et kui on sellele müüdavale ettevõttele antud laenu,
See on küsimus, et kas need laenud on mõttekas omanikul konverteerida oma kapitali või ta müüb need laenud kaasa ja uuel omanikul ostjal on siis sealt äriühingust võimalik laenu tagastamisena väga mugavalt raha välja võtta. Jällegi erinevad variandid, aga tuleb kindlasti läbi mõelda ja kuidas siis nii-öelda see parim tulemus saavutada. Ja kui on siis see müüdav äriühing andnud laene, veel hullem, kui ta on omanikule andnud laenu, siis on kohe küsimus, et kas see võib olla mingi varjatud kasumi siire, eriti kui see on jällegi pika ajalooga ettevõte, nii-öelda iga-aastane see omanikule antud laen on enam-vähem sama, mis on iga-aastane kasum, siis teatud summadest on see juba ka Maksuameti filtris sees. Aga jällegi need asjad tuleb läbi mõelda, et ilmselgelt nii-öelda kolmas osapool ei taha osta äriühingut, kus on nii-öelda väga suur laen, mis on antud nagu müüjale omanikul. Need tuleb siis ilmselt tasaarveldada, kas dividendina välja maksta või seal mingit restruktureerimist teha. Ja kindlasti üks väga oluline teema on siis see tulumaks müügikasumi pealt. Et kui müün edukalt, saan kasumit, kes ja kus seda maksab ja seda nüüd vaataks natuke lähemalt. Ja kui ma võtan sellised maksunduse rusikareeglid, et siis üldreegel on siis see, et selline kasu väärtpaberite müügist, osaluse müügist maksustatakse siis seal riigis, kus asub müüja. Nii et kui meil on selline näiteks Eesti OÜ, millel on 4 omanikku, igaüks ise riigis, siis põhimõtteliselt me peamegi vaatama nende 4 riigi nagu seadusi, et kuidas siis seal riigis see maksustamine toimub. Ja kui need nüüd omanikud on äriühingute kaudu, siis on hea uudis, et siis nad ei maksa nende eraisikuna tulumaksu, vaid maksavad siis äriühinguna ja väga paljudes riikides, ehk ma julgeks väita, et siis enamuses Euroopa Liidu liikmesriikidest on tegelikult tütarühingu müügile maksuvabastus. Seal on küll erinevad tingimused, mõni riik ütleb, et sul peab olema see osalus 1 aasta, teine ütleb, et peab olema 2 aastat, mõni defineerib osaluse suuruse, aga selline üldine rusikareegel Euroopa Liidus on, et kui sa müüd oma tütarühingu maha, siis seda äriühingu tulumaksuga ei maksustata. Aga jällegi teatud sellised piiravad reeglid vastavalt riigile. Eestis teatavasti on jälle nii, et kui sa müüd oma tütarühingu maha, sul on Eesti osaühing näiteks, et siis sa maksad tulumaksu alles siis, kui dividendina selle raha välja võtad. Et ka kohest maksustamist ei ole. Ja eks on neid ka, kellel on see osalus eraisikuna, kunagi on asutatud, nii nagu Pekka rääkis, et ei olnud läbi mõeldud, et kuidas ma seda oman ja siis, kui on nii-öelda müüja laua taga, et sa hakkad mõtlema, ai jama, et nii palju raha saan, et ei tea, kas ma seda eraisikuna suudangi ära kulutada, et paneks osaühingusse. Ja meil on ka mingid Riigikohtu lahendeid, kus siis Riigikohus on andnud hinnangut, et millal siis see enne müüki osaluse tõstmine oma osaühingusse on põhjendatud ja millal ei ole. Nii et Riigikohtu lahendest leiab nii maksumaksjale positiivseid lahendeid kui ka negatiivseid, ehk nii võite kui kaotusi on. Nüüd üks olukord on, millal siis see üldreegel ei kehti, on, kui me müüme äriühingut, kus asub nii-öelda oluline kinnisvara. Ja see ei tähenda, et see peab olema mingisugune nii-öelda klassikaline mingi kinnisvara arendusettevõte. See võib olla ka mingi sadam või kas või haigla, mille bilansis on väga väärtuslik kinnisasi, eks. Et kui selle kinnisvara osakaal on selles ettevõttes oluline, tegelikult õigem on siis öelda äriühingus oluline, siis seda üldjuhul tahab ära maksustada see riik, kus see kinnisvara asub. Ja jällegi igal riigil on omad reeglid, siin mingit sellist Euroopa Liidu ühtset harmoniseeritud põhimõtet ei ole ja selle tõttu ma toongi lihtsalt selle Eesti reegli, et Eestis siis on öeldud nii, et kui sul on vähemalt 10% suurune osalus sellel müüjal ja selles äriühingus on siis kas otseselt või kaudselt Eestis asuv kinnisvara üle siis 50% tema varadest viimase 2 aasta jooksul, siis ta kvalifitseerub nii-öelda kinnisvara äriühinguks ja sellisel juhul mitte residendi puhul ükskõik, kus riigis ta siis asuks, tõesti mõned erandid on maksulepingutes, aga pigem see reegel on siis see, et ikkagi see müügihind maksustatakse Eestis ära. See mitte resident peaks siis ise deklareerima ja tulumaksu ära maksma Eesti riigile. Ja sarnased kinnisvara nii-öelda kaudse võõrandamise reeglid võivad olla ka teistes riikides ja ilmselt ongi, nii et jällegi tuleb riigipõhiselt seda vaadata. Ja see ei käi ainult selle kohta, et kui ma müün Eesti äriühingut Eesti kinnisvaraga, et võib ka olla näiteks, et meil on Leedu holding, mille all on näiteks Eesti, Läti, Leedu firma, aga selle Leedu holdingu osas Eesti kinnisvara osakaal on kõige suurem, üle poole. Ja siis me võime olla ka selle teema juures, kuigi me müüme Leedu äriühingut. Nii et nendele asjadele peab vaatama, eriti kui on siis nii-öelda ettevõte, mis omab kinnisvara. Kui on jällegi nii-öelda startup, mingi tech company, siis tüüpiliselt ega ta kinnisvara ei oma ja siis kogu see teema on nii-öelda murena nii-öelda kõrvaldatud. Ja mida peaks veel vaatama, et jällegi, kui sellised tehingu või investori kaasamise jutud on, et siis alati on küsimus ka, et kas meil on nagu tänased omanikud, kes hakkavad midagi ära müüma või on meil see äriühing, kes ostab ise tänased mõned omanikud välja või me siis üldse emiteerime nii-öelda uutele investoritele uusi osalusi.
ja hästi salakaval on siis see, kui hakatakse oma osalust tagasi ostma, kui äriühing ostab oma osaluse tagasi ja sellega on väga mitmeid ka Eestis saanud nii-öelda vastu näppe, on selle tehingu ära teinud, mõtelnud, et see on tavaline väärtpaberi müük, et lihtsalt ostjaks on seesama äriühing, kelle väärtpaberid on, aga hiljem hakatakse mõtlema, et oi, et see on hoopis nii-öelda maksustatav tehing. Nii et kui me siis räägime Eesti näitest, jällegi välisriikide puhul tuleb alati vaadata, et kuidas seal käsitletakse seda oma osaluse tagasiostmist. Kui me räägime konkreetsest Eesti näitest, et kui meil Eesti äriühing, on see siis osaühing või aktsiaselts, ostab tagasi oma osaluse, vastavalt siis, kuidas äriseadustik seda lubab, siis selline tehing ei loeta siis mitte nii-öelda väärtpaberi ostuks müügiks, vaid see loetakse siis oma kapitali väljamakseks, mis siis maksustatakse sissemakseid ületavas osas tulumaksuga, üsna sarnaselt nagu dividend. Ehk siis seesama 28/10. Ja kui see tehing on ära tehtud, äriregistrist juba läbi jooksnud ja siis avastatakse, et oi, et sissemakse oligi ainult 2500 eurot ja me ostsime tagasi sadade tuhandete või miljonite eest, no siis hinnasilt on päris korralik, mis seal juures on. Nii et sellise tehingu puhul kindlasti tuleb ette vaadata ja hinnata. Ja et veel asi veel keerulisem oleks, siis meie seadus veel näeb ette, et veel teatud juhul võib olla veel täiendav maksustamine eraisiku tasemel, aga sellesse ma praegu ei lähe. Nii et seal võib olla siis nii-öelda mitte küll topeltmaksustamine, aga lihtsalt nii-öelda teatud ulatuses äriühingu tasemel ja teatud ulatuses siis eraisiku tasemel. Ja nii need omaosaluse tagasiostmised kui ka siis uute osaluste emiteerimised kindlasti tuleb jälgida, et siis raamatupidaja korrektselt siis need tehingud ka Maksuametile läbi DST lisa 7 deklareeriks, sest eriti kui see on uue osaluse emiteerimine, uus investor maksab raha nii-öelda sisse, siis see on jällegi selline tax asset, millel on selgelt nii-öelda hinnasilt küljes ja kui see on suures summas, siis sellel on ka suur nii-öelda väärtus maksude mõttes. Nii et kindlasti sellist head korda peab jälgima nende omakapitalitehingutega, et mitte unustada ja mitte jätta nii-öelda oma võimalusi kasutamata. Nii, ja kui me nüüd jõuame siis maksude ülevaatuse ehk siis tax due diligence'i juurde, no siis see loetelu võiks olla ka nagu 4-5 korda pikem. Panin ühe slaidi peale, mõtlesin, mis on võib-olla need kõige kriitilisemad teemad. Ja loomulikult see sõltubki lõpuks, et millega on tegemist, et kas meil müüakse nii-öelda põllumajandusettevõtet või müüakse mingisugust tehnoloogiaettevõtet või panka või loomulikult seal on iga ettevõtte spetsiifika, aga kui mingeid rusikareegleid tuua, mis siis nagu maksuriskide mõttes nagu sellised kõige kriitilisemad teemad on, me sageli just teeme neid due diligence siis nii-öelda ostja vaates ehk mis siis nagu ostja jaoks on need murekohad või millest ta suure tõenäosusega mingi probleemi tõstatab. No alustame sellest samast tehingut seotud isikutega, et Pekka soovitus oli, et neid vältida, aga kui need ikkagi on tehtud, siis kindlasti tuleb vaadata, et kas nad on korrektselt tehtud, et alates sellest, et kas on olemas üldse kirjalikud lepingud. Omanik andis laenu, pani lihtsalt maksekorraldusele laen ja kõik, eks ju. Et ikkagi kui me hakkame midagi müüma, siis võiks ikkagi nagu see leping olla ka vormistatud. Võib-olla laenu puhul on lihtsam, aga igasugused teenused, kaubad, erinevad asjad, mis siis läks üle, mis ei läinud, kui me veel toome intellektuaalomandi, siis on veel keerulisem, eks ju. Et kas meil on üldse kirjalikke lepinguid? Kas meil on hinnastamine õige? Teatavasti, eks ju, maksude mõttes peab olema nii-öelda hinnastamine turuhinnaga põhjendatud, kui on seotud isikutehing ja seal ei ole Eestis miinimumsummat, millest alates see kehtib. Paljudes riikides on teatud sellised de minimis reeglid, mis ütlevad, et kui tehing on üle selle X summa, siis peab olema see hind põhjendatud. Kui on alla selle, siis keegi ei huvita. Et igal juhul see hinnastamine, mida suurem tehing, seda suurem ka potentsiaalne riskiteema. Ja vahel on ka tasuta teenuseid, jällegi, mis on maksu mõttes jama, või siis võib olla ka, et üks ettevõte või üks äriühing kannab siis teise äriühingu kulusid, mingi selline ärimudel, eks ju. Nii et kindlasti need seotud isikutehingud tuleks enne nii-öelda läbi vaadata, kui üldse hakata nii-öelda ostjaga rääkima või investoriga rääkima, sest see on ilmselt esimene asi, mida see investor vaatab ja mille osas ta üritab siis aru saada, mis toimub. Kindlasti maksuriskid välismaal, et kas meil on töötajaid välismaal, kas meil mõni juhatuse liige elab välismaal, on meil seal mingid varasid, on meil seal mingid kaupade müüki või teenuste müüki, jällegi nad võivad tekitada maksuriski välisriigis ja kui me eeldame, et kõik on täpselt nii nagu Eestis, siis võin öelda kohe, et ei ole, et suure tõenäosusega nad ongi teistmoodi, nii et see välisriigi riskide hindamine on hästi oluline ja ka kindlasti püsiva tegevuskoha riskid, mis on ka tänapäeval väga olulised. OÜtamise riskid, väga sagedane teema due diligence'ides, kus ei ole töötajaid või on osa inimesed lihtsalt on läbi OÜ. Jällegi see küsimus, et kas see siis on päriselt
selline ettevõtlus või on see nii-öelda varjatud töösuhe ja kui nüüd ostja ostab ettevõtte või selle äriühingu ära ja ta mõtlebki, et ma nüüd selle asemel võtan töötaja tööle, siis ta kulud lähevad kohe oluliselt suuremaks, eks ju. Nii et need asjad tuleks kindlasti enne selgeks teha, et kas nad siis peavad due diligence'is nii-öelda vett või ei pea. Igasugused varasemad restruktureerimised, kas neil oli äriline eesmärk, kas neil oli, äkki nad olid ainult maksupõhjustel, nii et need asjad läbi mõelda. Kas meil on korrektsed optsioonilepingud töötajatega, kas nad vastavad nõuetele, millised on töötajate ootused, kas see maksurisk on maandatud, erinevad saadud, makstud dividendid, eks ju, kui on läbi Eesti ettevõtte, läheb nullmääraga edasi, aga kas see on jälle korrektne. Käibemaksu teemad, kas on müügikäive õigesti, eriti see on niisuguste fintechide puhul, kus on siis, et kas ta siis on nii-öelda maksuvaba käive või on ta siis maksustatav. Ja see omakorda mõjutab ka sisendkäibemaksu mahaarvamist. Ja kindlasti kogu selline nii-öelda tax compliance'i pool, et kas meil on deklaratsioonid esitatud, maksuvõlad klaaritud, asjad selged, et need on kindlasti sellised väga olulised teemad, millele mõelda enne, kui see due diligence hakkab, sest vastasel korral, kui need hüppavad üles selle due diligence'i käigus, siis nad võivad hinda mõjutada või halvimal juhul olla ka tehingu nii-öelda tulemuslikkust mõjutavad. Aga siin ma lõpetaksin, loodan, et saite mõned head mõtted ja valmis vastama küsimustele, kui neid on. Nii, kas meil on saalist küsimusi Rannole? Tasub ära kasutada, ikkagi selline maksukuru on laval. Või kas meil on tulnud chatti midagi? Väga tore. Meil on üks küsimus saalist. Tere, mainisite, et kui on eraisik on omanik ja siis tahaks selle tõsta enne müüki uude ettevõttesse, et mis siis Riigikohtu lahend ütles, et mis see siis mõistlik aeg oleks, millal seda teha või kas seda saab üldse niimoodi öelda, et aasta-2 oleks normaalne, nädal on juba liiga hilja? Ma arvan, et vastus on see, et jah, Riigikohtu jaoks see aeg nii otseselt ei olnud määrav, et see Riigikohtu lahendid, need pärinevad eelkõige, see mitte ainult, aga enamasti sellest ajast, kui Swedbank võttis üle Hansapanga. Ja siis näiteks üks kriteerium oli, et kui oli see nii-öelda avalikult juba välja hõigatud, mis on see müügihind, mis tingimustel ja kes siis nagu pärast seda selle tehingu tegid, et siis need juba selgelt, neil puudus see äriline eesmärk. Nii et mõnes mõttes peaks vaatama, et kas seal on äriline eesmärk. Ja loomulikult, mida rohkem see enne nii-öelda müügitehingut on toimunud, seda suurem tõenäoliselt mul võis olla mingi suurem äriline eesmärk versus siis see, et ma nii-öelda tõstan oma osa ühingusse ja siis järgmine päev lähen kirjutan mingi SBA või LOI alla, eks ju. Et see kindlasti vähendab seda tõenäosust, et sul on võimalik seda nii-öelda ärilist eesmärki ära kaitsta. Aga ikkagi selle asjal peaks olema äriline eesmärk, teine asi võib olla ka laiem kontekst, et ma tõstangi kõik oma osalused ja eraisiku asjad pakendangi osa ühingusse ja sealt kaudu jätkangi investeerimistegevust. See oli selline nagu, ütleme nii-öelda adekvaatne äriline põhjus Riigikohtu jaoks. Nii, aitäh sulle. Kas meil on veel mõni küsimus? Me praegu jõuaksime võtta. Mul on üks salaküsimus endal, kui võib. Ma küsiks sult, Ranno, nii, et kas exiti planeerimisel on mingit vahet, kus asub ettevõtte peakontor? Jah, kindlasti on vahe, sellepärast, et see äriühing, mille osalust me hakkame müüma, siis kindlasti selle riigi reeglitega me peame ka arvestama. Nii juriidilise poole pealt kui ka siis ka maksu poole pealt, et kas see riik midagi tahab maksustada ja millised seal on nõuded ja reeglid. Nii et kindlasti kõige lihtsam on see, kui see müüdav äriühing on Eestis, eks seda me teame, seda keskkonda me kõik saame aru, aga just, et kui see holding on näiteks mingi investori soovil tehtud Suurbritanniasse või USAsse, siis kindlasti see keskkond on oluliselt keerulisem ja selle võrra rohkem tuleb ka nendele aspektile tähelepanu pöörata, et midagi valesti ei läheks. Nii et siis peakorteri muutmisel, kas siia või siit ära, on võib-olla tark siis maksuekspertidega nõu pidada juba sellel hetkel, kui toimub see, et siis tehingu või selle exiti ajal olla nagu teadlikum. Absoluutselt, jah. Tore, kui nüüd vahepeal ei ole juurde tekkinud küsimusi, siis me lähme edasi. Aitäh sulle, Ranno. Ja mul on rõõm kutsuda nüüd lavale Imre Teder, kes on EY Eesti tehingute osakonna juht. Ja Imre siis räägib meile, kuidas tehinguks valmistuda siis oma tehingu kogemuse pealt. Tänu. Jah, see tehingute nõustamine, tegelikult on kogu pealkiri on tehingute ja strateegia nõustamine, see on ikka krüptiline nimi, aga tegelikult valdavalt me tegeleme ikkagi finantsalase nõustamisega ja selleks, et võib-olla natukenegi valgust heita sellele, mida me igapäevaselt tehingute raames teeme,
siis mul on selline globaalne slaid, siin läheb natuke aega, kui ta ennast täiega ära kerib, et see on kogu RIP-menüü teenustest, millega me tegeleme. Ma olen kollaseks teinud need osad, mida me siin Eesti nii-öelda tehingumaastikul kõige enam näeme. Et siin maksuteemadest ja juriidikast oli juba juttu, aga finantsosas on jah, selline due diligence või selline finantsülevaatus või ka eestipärane nimetus kõige tavapärasem. Ütleme, suuremate ostjatega on ka siis sellised nagu, neil on tavaliselt niisugused ostumudelid ja väga sellised nagu süsteemsed protsessid, et ka seal me aitame neid mudeleid teinekord teha, teinekord lihtsalt üle nii-öelda valideerida kohalikku siis nii-öelda maksu nii-öelda seaduste aspektist ja veel mingitest muudest kohalikest nii-öelda momentidest, mis võib tulla, näiteks ka accounting teemad või nii-öelda raamatupidamislikud kohalikud teemad. Aga valdavalt ikkagi tegeleme nagu finantsteedega. Et nii, lähme edasi. Ega siin selles mõttes finantsvallas nagu selliseid väga keerukaid nii-öelda raketiteadusele viitavaid põhimõtteid ei ole, et enamik on sellised banaalsed käibetõed, et mida peaks nagu teadma, kui protsessi minna. Et esimese asjana, mida võiks teada, ilmselt käib ka nagu maksu ja juriidilise teede kohalt, et kes mu nagu vastaspool on. Et võib-olla finantsist see mõjutab kõige rohkem, sellepärast et see on suur erinevus, kas on kohalik nii-öelda konkurent, investor, kes teab, võtab siis äriregistrist nii-öelda aasta aruande, võib-olla teab ka mõnda osanikku või see on mingi globaalne B-fond, VC-fond, kes tuleb kaugelt ja tahab sellist väga formaalset protsessi ja teinekord suudab ka siis nii-öelda ujutada selle vaese nii-öelda targeti üle niisuguste küsimuste laviiniga ja veel jumal hoidku selle eest, kui ta paneb käima nii-öelda samaaegselt 5 sarnast protsessi nii-öelda finantsvallas, juriidikas, maksus, võib-olla veel tehnilise teede ja siis nii-öelda võib-olla ka keskkonnaalase teede, et siin suuremad protsessid on tõesti 6-7 liiniga. Ja kui sellele vastu siis astub see sama tegevjuht omanik ja võib-olla veel ka nii-öelda outsourced raamatupidamine, siis see ilmselgelt nagu see protsess ei pea sellele vastu. Ja siin on ka kolmanda punktina on see ajaline ootus, et teinekord on kokku lepitud mingi eksklusiivne periood selleks protsessiks ja siis tõesti siis hulluvad kõik ja halvimal juhul see siis jääbki seetõttu katki lihtsalt, et ei suudeta nii-öelda seda protsessi hallata. Parimal juhul lepitakse pikendus kokku, et eks siin kõik nii-öelda osanikud võivad hiljem ka neid kogemusi jagada. Ja nagu tavapäraselt, et sellel globaalsel fondil ongi pigem selline ootus, et see protsess on väga formaalne, et tal on mingid teatud protsessid, mida tal on vaja ja need tihti ei olegi niivõrd võib küll on hoolsusmeetmed, et neid on lihtsalt vaja, et oma kohalikule nii-öelda investeerimiskomiteele neid esitada, finantseerijatele, et seal ei olegi selles mõttes, et ei otsita ilmtingimata mingisugust sellist finantspettust, aga lihtsalt selline hoolsusmeede on vaja ära täita. Nii. Ja teine oluline moment, mida ma ise näen oma igapäevases töös on, et kuidas see protsess siis nii-öelda vastavalt sellele, kes on nii-öelda selleks nii-öelda huviliseks, on nagu ostja poole pealt, müüja poole pealt, just kapitali tõstja poolelt läbi mõeldud, et kes seda protsessi nii-öelda haldama hakkavad, et kas on väga erinevaid näiteid, on siis tõesti, kus see omanik teeb seda protsessi niimoodi, et isegi tegevjuhtkond teinekord või raamatupidamine ei ole teadlik, et küsitakse anonüümselt nii-öelda tehakse täiesti nii-öelda kaugel, mis on väga raske, aga seda protsessi üritatakse teha, üritatakse mingi dataruum kokku panna, mingid numbreid küsitakse raamatupidajalt segaduseks, miks neid numbreid küsitakse, siis mingid numbreid ei saa. Et see on selline üks ekstreemne näide. Teine on see, et kus kõik on sellest protsessi sees kogu ettevõtte ja nagu ütleme mõnes mõttes suudetakse seda protsessi toita, aga just siis, kui need protsessi on väga mitu, veel nii-öelda juriidilised ja maksualased, siis see tihti ei jõua, et see sama raamatupidaja on see nii-öelda ja siis on mõistliku ettevõtte on seda nii-öelda nagu asja natukene nagu läbi mõelnud ja ütleme kõige sellisem võib-olla formaalsem viis seda läbi mõelda nii-öelda müüja vaates ongi siis juba teha selline nagu vendor due diligence või nii-öelda nagu teha enda kohta juba selline due diligence raport, mida sa siis saad juba selles protsessis, on siis nagu auctioni protsess või mõni muu nii-öelda sihitud protsess nii-öelda investoritega jagada. Et see ei välista muidugi, et need ostja omakorda teevad veel nii-öelda ostja poole pealt due diligence, aga vähemalt see aitab väga palju küsimusi nii-öelda läbi mõelda nii-öelda rahulikult, süsteemselt. See käib ka ju maksu ja nii-öelda legali poole peal, kus seda vendor due diligence raportit võib teha. Ja mis me ise näeme, et see ikkagi teinekord
aitab seda protsessi oluliselt kiirendada. Et võtame siin kõige markantsem näite, viimasel ajal oli see maksekeskuse müük, kus neid huvilisi oli päris sadades ei olnud, aga ikkagi nii-öelda kümnetes ja kümnetes üle maailma. Ja seda siis nii-öelda teha nagu 25 TD-d juba Eesti nõustajatel olid nii-öelda kõik, kellel olid lubatud välja 3 mandaati, aga rohkem ei saanud, et isegi need kõik kokku lähed ei tulnud 25 kokku. Et sellepärast tasub teinekord sellist protsessi teha, aga see tõesti võib-olla tasub ennast küpsemate ja suuremate ettevõtete puhul, et selliste tehnoloogiakesksete startupide puhul võib-olla see ei ole niivõrd kriitiline, me vähemalt seda nii tihti ei näe. Ja ütleme, mis on need põhilised sisulised nagu teemad, mis siis nagu TD-st nagu võib-olla nii-öelda nagu püsima jäävad, et need on ka väga selline kontsentreeritud vaade. Aga mida tavaliselt ikkagi siis nagu tahetakse näha, et võib-olla paari sõnaga selles, et mis see finantsteede nagu on, et see ei ole nagu audit, et ongi pigem selline investori poolne sissevaade ettevõtte raamatupidamisse finantsidest, aga lähtuvalt siis investori enda huvidest, et ta ise paneb need rõhuasetused, et seal ei ole nagu, et me peame kindlad asjad ära tegema, aga teda huvitavad mingid konkreetsed valdkonnad, mingi klientidega seotud info või mingisuguse, ma ei tea, põhivaraga seotud info, aga ühesõnaga ta tahab, et keegi selle tema jaoks ära valideeriks ja ta saaks mingit täiendavat kindlust sellest. Et üks nagu põhiline teema, mida me nagu näeme, on see, et ikkagi vaadatakse, kas ettevõte jälgib mingit teatud oma valdkonna KPI-si ja kas nende KPI-de jälgimine on kuidagi nende numbrite poolt nii-öelda valideeritav, et kas see selline kasvunarratiiv või see equity story, mida müüma minnakse, et kas kuidagi on ka mingid numbrid, mis seda peegeldavad ja kas sellega nii-öelda nagu on näha, et sellega nagu challenge itakse nii-öelda müüjat, et kas selle peale on üldse mõeldud varem või on see lihtsalt selline nii-öelda nagu selle teede jaoks kokku pandud numbrid. Teine või väga selline olemuslik teema, mida alati küsitakse nii-öelda müüva ettevõtte poolt, on siis mingi nägemus sellisest tulevikust, eelarvest. Ja seal võib-olla isegi vaadata niivõrd seda eelarvet kui sellist, mis on tehtud selle konkreetse aasta kohta või järgmise aasta kohta, et vaadatakse, kas seda protsessi on nagu peet, kas nii-öelda nagu mõeldakse selle peale, kas suudetakse seda nagu põhjendada, miks on läinud miks on läinud nii. Et sest ostetakse ikkagi ennekõike nii-öelda tulevasi rahavoogusid. Või siis ütleme selliste startupite puhul on see nagu see cash burni moment väga oluline, et kui ma siis nii-öelda investorina seal sisse tulen, et kauaks sellest minu rahast jätkub, et kas mul tuleks varsti jälle ukse taha koputama või leitakse keegi teine, et kui ma oma raha sinna juba mängu olen pannud, et kaugele me sellega sõuame. Et see on selline väga selline tavapärane nii-öelda teema. Jälle need tehingud seotud osapooltega, et need on tõesti ka finantsvallas alati kõige kuumem teema, et seda praktiliselt alati sellele öeldakse, et vaadake neid, et mis tingimustel tehtud, mis on maksuriskid. Võib-olla finantsaspektist ma lisaks, et mis on veel oluline, on see, et see tehingud seotud osapooltega, et seal all võib-olla mõeldakse ka näiteks mingit asju, mida omanik, nii-öelda ettevõtte omanik tegevjuht teeb nagu pro bono või ta näiteks istub 3 toolil, et on tehnoloogiajuht, on tegevjuht, on see, et need on tavaliselt need kulud, kui näiteks tehakse full exit või on hiljem vaja asendada, mingi tegevjuht on vaja palgata, tehnoloogiajuht ja see kõik on kulubaas, et see kulubaas, mis oli seni ettevõttel, ei peegelda alati see kulubaasi, mis läheb nagu investori vaatesse edasi. Ta vaatab seda suht kiretult, et näed, tal on vaja see tööle võtta, et nüüd see kasumlikkus ei ole mitte üldse nii roosiline, kui see paistis välja nii-öelda ajaloolistelt numbritelt. Veel üks selline teema on, mida siin ongi tulnud ühe teede käigus täitsa nagu dealbreakeriks saanud, on unrecorded liabilities või kohustused, mida siis ei ole üles võetud. Et oli selline Eesti päritolu selline startup, kelle oli päris palju kokku laenatud investoritelt raha. Ja neid tuli kogu aeg teede käigus välja. Tõesti, see on otsest mõttes ühe leiti veel, et temalt ka, aga temalt me võtsime juurde, kõik oli mingid e-mailide teel käinud ja need olid ikkagi $100,000. Ja lõpuks selle ostuhuvilisel ikkagi närv sai läbi, et järsku tuleb veel kuskilt mingi onkel Sam, kellelt on veel 1 miljon laenatud ja siis ta tahab seda nüüd ühel heal päeval tagasi saada ja nii markantne kui see oligi, et nii oligi ja see võib-olla läheb kokku ka selle nii-öelda TD dataruumi nii-öelda tegemise loogikaga, et kui seda ei ole tehtud, siis seda ei ole. Ja siis hakatakse enda peale mõtlema nii-öelda teede käigus. Nii.
veel oluline ka teema, et kui grupis on rohkem ettevõtteid kui üks on ju ja ei ole konsolideeritud seda pilti, siis ka, et teine investorile ikkagi teinekord on oluline see konsolideeritud vaade, et siis kas on tehtud mingisugune rudimentaarnegi Excel, kus on need pilt kokku võetud, läbi mõeldud see teema, et see siis ei tule jälle ka sellele vaesele raamatupidajale, kes siis oma igapäevatöös on niigi ülekoormatud nii-öelda teede käigus üllatusena, et ta peab nüüd hakkama konsolideerima veel pilti ja tihti seal on väga palju küsimusi seotud osapooltega ja nii edasi, et see siis ei saaks nii-öelda takistuseks. Ja veel üks asi, mida me väga palju näeme, on küsimus selline, et öelge meile, et kuidas need ettevõtte sisesed kontrollmehhanismid on, et kuidas on, mis seal tunnetus on, et küsitakse, mis see tunnetus on. Sest me peame aru saama, et eriti kui investor on kuskilt kaugemalt, et meile endale meeldib mõelda, me oleme siin põhjamaised, väga ausad ja olemegi, aga kaugemal investoril see ei pruugi alati nii olla. Ta tõesti tahab aru saada, eriti kui need on seotud osapooltega tehinguid, et kas see ikkagi on päris õige või see on mingi kuskil ikkagi mingi kala, et andke meile mingi tunnetus, et kuidas on, et kas tõesti omanik on siin ostnud oma paadi, auto ja võib-olla veel ka ämmapaadi, et siis see tekitab paratamatult nii-öelda, kuigi võib-olla see on kõik väga korrektselt nii-öelda raamatupidamislikult kajastatud, ta siiski tekitab nii-öelda tunnet, et võib-olla mingi probleem on. Ja uskuge või mitte, et see nii-öelda aastaaruannete auditeerimine on nii-öelda potentsiaalsel investorile üsna oluline, et kui ta näeb, et nad on auditeeritud, see võib olla väike büroo Eestis auditeeritud, see ikkagi annab täiendavat kindlust ja alati, ütleme pigem vastupidi, kui nad ei ole auditeeritud, siis see tekitab palju küsimusi. Kohe tekitab küsimusi, kas seal on veel midagi niisugust, mida võib-olla tahetakse sellega varjata või kuigi me võime põhjendada, et me ei ole sellest nii-öelda piirmäärast ületatud ja meil on seaduslik õigus seda mitte teha. Aga see tekitab lihtsalt küsimusi. Et selles mõttes neid asju on võimalik võib-olla natuke ette näha ja planeerida, et loomulikult keegi ei oota, et nende finantsnumbrite osas hakkaks selline window dressing või et hakkame neid ilustama, aga lihtsalt, et osatakse nii-öelda kvaliteetseid numbreid toota enda ettevõtte äri kohta ja neid siis põhjendada, et siis see ongi see põhiline. Tundub, et ma vist lõpetasingi, ma olin kuigi hirmul sellepärast, et kõik saab nii ruttu läbi ja nüüd ma lõpetasin 5 minutit varem. Te olete väga time conscious kõik. Aitäh, Imre. Proovime, kas meil on saalist mõni küsimus? Väga tore. Meil on üks küsimus kohe tulemas. Nii, tere. Tere. Natuke selline spetsiifiline küsimus, aga kas on tulnud vastu, et kuidas ostjad võtavad vastu, kui on riikliku toetusi? Et Eestis see väga suur teema ei ole, aga välismaal võib saada päris korraliku toetusi, kui võtad inimesi tööle ja kui need on osa kasumist, et kuidas seda on võetud vastu? Ei, see on täitsa tavapärane, neid on, uuritakse, tihti see on ka koht, kus me siis nii-öelda juriidilise teede-streamiga väga palju kokku saame, et mis alustel on see nii-öelda need toetus saadud ja kas eksisteerib mingi risk, et seda saab tagasi küsida, et kui mingid tingimused on täitmata. Et see on põhimure, mida me näeme, et uuritakse, kas need toetused võivad siis nii-öelda olla tagasimaksmiskohustused ja loomulikult, kui see on kohustus, siis see läheb sinna nii-öelda liabilities poole peale ja siis ta üldjuhul on nii-öelda neto võlakoormuse osa ja peaks vähendama vähemalt teoorias müügihinda. Et seda jah uuritakse, aga see on jah pigem niisugune juriidiline sisend, mis tuleb siis finantspoolt, et kas see on mureks või mitte. Aga jah, ei saa, kuidas suhtutakse selles mõttes tavapäraselt, et kui keegi kuskilt raha saanud, siis on ikka hea, üldjoontes. Aitäh. Kas meil on veel? Meil on veel üks küsimus. Väga tore. Küsiks terminoloogia kohta. Nii. Et kas selle due diligence'i kohta võiks olla mingisugune mõistlik eestikeelne termin ka? Et ma vabanduseks ütleks, et kui sa tahad selgelt mõelda, et siis võiks terminid selged olla ja eesti keeles mõtlemine tuleb mul palju paremini kui inglise või vene keeles välja. See on väga hea küsimus ja ma oleks väga tänulik mulle inimesele, kes suudaks hea selle kohal see terminoloogia veel pakkuda. Täpne ülevaates, see on see hoolas tehingueelne ülevaatus, et see on et oleme otsinud, aga tõesti, et selleks võiks konkursile osa teha, ma arvan, et nii mõnedki nõustajad oleks tänulikud. Võime võtta selle STVC südame asjaks, sest et kui me alustasime, siis ma küsisin täpselt sama küsimuse enne, kui me alustasime, et kas me tõesti ütleme TD. Nii et aitäh, kas meil on chatist tulnud või veel saalist soovi kellegi lisaks küsida või kommenteerida Imrega? Väga äge. Küsiks M&A turu kohta, kas turu peal on näha ka ettevõtete hindade odavnemist, kallinemist?
nüüd selle ütleme, jah, kuni viimase ajani nägi ainult kallinemist, et kas nüüd viimase kuuga on odavnemist, veel ei oska niisugust aegrida sealt tõmmata, et jah, et natuke nagu mingit kerget värinat oleks, aga samas midagi muutunud küll veel ei ole, et kõik see rong ikka sõidab omas nii-öelda tempos edasi. Jah, kuni eelmise aasta lõpuni võis küll julgelt rääkida ikka väga tõusvast trendist, et ikka kõik oli kallinemise suunas. Ja. Aga no, eks me siin elame sellises päev korraga tundub praegu. Nii, kas meil on veel küsimusi või kommentaare saalist? Saal tundub meil olevat aktiivsem kui chat. Mul on endal ka üks hea küsimus, ma väga tahaksin seda küsida, aga meil on praegu vist veel aega. Ja, 4.28. Siis ma ei lase sind veel ära. Ma küsiks niimoodi, et kas sinu kogemusel on Eesti ja välismaiste VC-dega või private equity fondidega vestlused exiti teemadel kuidagi erinevad? Et päris palju on Eestis ju suuri ja väiksemaid fonde, ja Eesti fondid on väga aktiivsed, et oled sa tunnetanud? Jah, et selles mõttes võib-olla finantsvaldkonna nõustana teinekord kohalikud nii-öelda VC-fondid ja ka PE-fondid ei kaasa üldse finantsnõustajad, sest tegelikult mõnes mõttes ka täiesti arusaadav, et see on väga läbipaistev turg, et nad tunnetavad, nad saavad sellest ise hakkama, nad usaldavad neid vastaspoolt. Et minu põhiliseks leivaisaks on ikkagi välismaised fondid ja need, et nende jaoks meil on nagu rohkem nii-öelda pakkuda. Ja mingil määral me siis ka seda informatsiooni ja asümmeetriat seal nii-öelda kuidagi üritame siluda, et nad kaugemalt tulevad. Aga. Et selles mõttes on vahe, et ma julgeks arvata, et Eesti on ikka nii väike koht, et tihti neid asju tehakse üsna selliselt nagu bilateraalselt otse selle targetiga. Et seal teinekord tekivad mingid momendid, näiteks kui võib-olla fondiga vähem, et kui on sama valdkonna ostja, siis tekibki see konkurentsi nii-öelda sensitiivse info jagamine. Et kui see tehing nagu läheb nii-öelda kõhtu ülespoole, et siis sa oled oma konkurendile andnud ära kõik oma kliendi andmed, et siis teinekord võetakse selline finantsnõustaja ja tehakse selline clean room vahele, kus siis on mingid agregeeritud andmed ja ainult meie näeme, et seal nagu mingi väärtusloome käib. Aga võib-olla isegi näeks tihedamini Eesti nii nagu fonde kaasamas, ma ei tea. Võimalik, et see muutumas. Ja meil on veel üks küsimus. On tabelis olemas, jah. Meil on seal... Riskikapitali terminoloogia, siis seal on välja tõudnud, et see on tehing või nõud. Võis olla. Ja kui Eesti Vabariik sai 100, siis me tegime koos Äripäeva ajakirjanikega ja meie fondijuhid tegime sellise terminoloogia. Ja just oli jutt, et võiks seda uuendada. Selles mõttes, et nüüd on juurde tulnud termineid, eks. Ja. Ta viitab, see audit. Meie auditi kolleegid kindlasti ütlevad, et audit on väga täpselt sisustatud mõiste seadusega reguleeritud, et seda jälle see kindlasti see on pigem ülevaatus. Jah, analüüs. Nii et väga hea. Täht sulle. Hästi, aga siis me vist täname Imret. Ma tänan kuulajaid. Ja võime väike aplaus. Ja ei jäta mingit pausi sisse. Ja nüüd mul on väga suur au kutsuda lavale 2 panelisti. Ja ma saan neilt mõnelt küsimused esitada ja teie saate samuti neilt küsimusi küsida. Ehk siis kõigepealt palun siia Vilve ja siis Kris. Nii, et muidugi alustaksin ma siis teiega sellest, et me veidi räägime teist ja et mitte liiga palju eetrit enda alla võtta, siis ma tegin teile mõlemile sellised väikesed lühikesed introd ise ja ma lasen teil mõlemil natukene endast ja oma ettevõtetest, raha kaasamistest, exiti kogemustest sellise nii-öelda lifti pitchi mõttes või tutvustuse mõttes rääkida. Aga ma alustan Vilvest, et Vilve Vene on siis Tuumi asutaja tegevjuht. Vilve on aastakümneid ehitanud ja juhtinud finantsvahenduse valdkonna keerulisi tehnoloogiaid, teinud ka eduka exiti ja räägib ise meile kohe lähemalt oma ärist, kapitali kaasamise voorudest ja Tuumi enda loost. Kris Hiema on Erpli asutaja tegevjuht, samuti väga pikaajalise kogemusega tippjuht, Erpliga ehitanud e-kaubanduse ja jaemüügi tarkvara, enam kui 100 000 poodi ja 15 keeles. Et siis ma kõigepealt annaksin sõna sulle, Vilve, et kuulame huviga sinu kogemust, kes te olete, mida te teete
Või mitu minutit ma kipun? noh, teeme niimoodi 2-3 ja siis anname Kris, siis ma katkestan. Tuum on siis minu teine ettevõte, mitte minu, aga kaasasutajatega. Alustasime 3 aastat tagasi. Mis me siis teeme, on siis see, et ehitame pangandusplatvormi. Ehk siis kujutad ette, kui sa võtad laenu või avad konto või saad kaardi, eks ole, seal taga võib olla meie tehnoloogia, mida see siis võimaldab pangal teha. Ja enne Tuuma oli siis selline ettevõte nagu Icefire, milles asutasime 2002 pärast Hansapangast lahkumist ja selle ettevõttega tegime ka eelmisel suvel exiti. Nii et mulle hästi haakus see tänane kuuldu väga erinevates lõigetes. Nii Tuuma 2 raha tõstmist, mis me oleme teinud, kui siis meie Icefire'i exit. Võtaks nagu hästi kiiresti. Muidugi. Esimene oli siis 2020 märtsis. Alustasime siis, otsustasime koos meie co-founderitega, et okei, kasvada on vaja kiiremini, vaja on välisraha. Arvutasime ka välja, palju see võiks olla. Mõtlesime, et kuskil aasta, 1,5, 4 miljonit eurot. Täiesti 0 kogemus mingis sellises tegevuses. Hakkasime siis kontakte võtma, kontakte, rääkisime, see oli koroona aeg, kõik oli online'is, mina olin seal Muhus, istusin, Rivo, minu partner, istus siin Tallinnas. Me olime nii rohelised, kui olla sai. Me tegime oli see, et igale investorile, igale fondile, kellega me rääkisime, valmistasime oma materjale. Küsiti, ma tahaks seda näha. Ahaa, Vilve muudkui kirjutas, joonistas, eks ole. Järgmine fond tahtis midagi muud näha, jälle. See töö oli väga hull. Aga läbi selle protsessi me saime nagu järjest targemaks. Ja lõpuks meil siis õnnestus saada väga head investorid pardale, Karma VC ja Blackfin Tech on meil sellest raundist ja see õpetas meid tohutult. Ka kogu see DD-protsess. DD-protsess oli veel enam-vähem okei, sest need materjali me juba vahepeal valmistanud ja need järjest nagu kogunesid. Aga mis oli hull, oli lepingu läbirääkimine. Kõik need saad, investment agreementid, see oli kohutav, see läks kurjaks, seal oli meil on väga hea loojer, advokaadibüroost Cobalt, kellega me oleme aastaid koos töötanud, täielik usaldus ja see oli tõesti väga hea nõuanne, ma ei mäleta, kes teist selle andis, aga et see on hädavajalik. Sul peab olema inimene, keda sa täiega usaldad. Ja saad kõike küsida, rumalaid küsimusi, targemaid küsimusi, kõike. Ühesõnaga, vahepeal läks lausa sõjaks, kõik olid kurjad, mina mõtlesin, et nüüd on nagu läbi ja siis mingi 3 päeva enne seda tehingut kõik nagu hakkasid kokkuleppeid sõlmima ja siis meie nõustaja ütles, et nii see ju käibki. Ilve ära ärritu, nii see ju käibki. Okei, saime rahad kätte, kõik kena. Teine raund, mis nüüd sai siis kinni löödud eelmise aasta detsembris, oli lihtne, imelihtne. Mis me tegime? Me küsisime, kui me hakkasime fondidega rääkima, valisime välja, kus meie oleme investorite abiga, kellega me rääkima hakkame. Küsisime 5 suurema käest, mida te näha tahate, mis materjale. Panime nagu esimeses nagu initial DD ja siis nagu juba nagu rohkem. Panime need materjalid kokku, kogusin kõik dataruumi kokku, meil oli dataruum tegelikult praktiliselt nagu valmis. Pärast siis investorite valikud, kogu DD protsess võttis 6 aega. Lepingu läbirääkimine imelihtne. Nüüd ICE exit. Ja see nüüd haakub sellega, et kui me kunagi ICE tegime, siis me ei mõelnud üldse, et me selle kunagi müüme. Me ei ostnud välja protsessi käigus passiivseid osanikke. Nad jäid meil osanikeks. Me olime nagu üks suur kena pere, eks ole, kasvatamiste firmad seal. Kuni üks hetk hakkas siis turg muutuma, huvid hakkasid muutuma. Ja ma ütlesin, et okei, peaks hakkama otsima kedagi, kes võib olla kas mingit mergerit. Ja esimene asi, mis meile sai takistuseks, oli see, et me olime niivõrd meie founderitest sõltuvad. Ja siis teatud ettevõtte etapis pead sa suutma tekitada oma ettevõttest vähemalt imidži, et see suudab ilma sinuta tegutseda. Teine oli see, et kus me tegelikult suutsime veel õigel ajal kokkulepet teha, me tegime selle SHA ikkagi, omanike vahel see SHA. Kuna meil oli päris mitu omanikku, tegime selle enne, kui me hakkasime siis check-out'iga läbi rääkima, see oli meil olemas.
ja seal oli ka volitused, kes läbi räägivad, sest kui 7 inimest läbi räägivad korraga, siis ei tule sellest midagi head. Ja kogu see protsess alates ideest kuni teostuseni, see exit võttis aega 1,5 kuud. Wow. Ja ma ei uskunud seda, sest meil oli eesmärgiks teha see ära 2 kuuga vähemalt. Ja ma võin öelda, et see oli väga tough. Ja need seotud osapooled on väga keeruline teema selle asja juures, sest meil oli juba too hetk oli siis osaliselt samad osanike ring oli Tuum ehk Modular Technologies olemas. Ja on keeruline öelda, et miks sa ei taha võtta kohustust maksta 10 miljonit trahvi, 50 miljonit trahvi mingi asja eest, mis on väga väike rikkumine tegelikult, aga mis just puudutab seda sama asja, kui see peaks midagi välja tulema, kui sa ei ole seda kunagi teinud, eks ju. Ühesõnaga, ma rääkisin palju. Väga lahe, et rääkisid. See oli ka tegelikult selle alguse mõte, et natukene saada sellest sinu saamisloost ja sinuga koos nende ettevõtete saamise loost. Ja täpselt samamoodi ma annaksin nüüd Kris sinule sõna, et Erpli on ka päris suur tegelane ja päris hästi juba kasvanud, et räägi meil Erpli lugu. Jaa, meie oleme tõstnud raha 2 korral, 2010 oli esimene, peale majanduskriisi siis me ka Erpli tegime ja peamine point oligi selles, et siin riigis lõppesid tellimused ja siis oli vaja mingit järgmist suunda, eks ju. Ja tõstsime seda USA-st suhteliselt tõsistelt VC-delt. Due deal oli praktiliselt ülilühikene, meil firma oli küll väike. Teist korda tõstsime vist 2012 või 2013, siis oli juba firma olemas, due deal oli oluliselt mahukam, võttis rohkem aega ja ausalt öeldes peale seda me ei olegi rohkem fundingut reisinud. Et meie investoriteks on tegelikult kliendid ja see on siuke vaimne fookus, et me ei tegele, me küll tegeleme hästi palju igasuguste lahedate asjadega, väga palju erinevaid selliseid tooteid ja programme, mida me jooksutame. Aga esmajoones me ikkagi suurem osa oma tegevusest fokusseerime oma kliendile, kes meile iga päev raha maksab. Et SaaS äri, standardklient, eks ju, ja tänu neile me toimetame. Ja väga palju isegi Eesti kliente on aeg-ajalt küsinud, et kuulge, et maksame teile kuus mingi 100 või 200 krooni, et eurodesse konverditud, et see on mingi naljaraha. Siis me oleme öelnud, et te olete need founderid, kes alguses meid toetsid, et nüüd saategi oma väikest paybacki, eks ju. Et loomulikult nad võib-olla maksavad meid hästi mõttetu summat, aga nad on meil selline friends and family ja fools, et nad võib-olla usaldasid meid alguses, et nüüd nad saavad oma väikest sükest dividendi sealt. Et ma võingi öelda, et eks me eksisteerime ikka tänu klientidele ja jätkuma ka tänu klientidele. Mis meil võib-olla erinev on, eks ju, erinevatest teistest ettevõtetest, et meil mitte ainult kontrollpakk, vaid väga suur osa osalusest kuulub founderitel jätkuvalt, et me oleme suutnud vältida dilutionit ja me oleme suutnud hoida sellise board control'i ja muud kontrollid enda käes, mis ei tähenda seda, et me saaks mingeid otsuseid seal veel langetada, et selles mõttes, et meil on väga elavad ja selged mälestused erinevatest diilidest, mis on, failinud, kuna me ei ole suutnud saavutada täielikku konsensust. Ja see täielik konsensus on üks jabur asi, et ükski ostja tegelikult ei julge osta mingit firmat, kus on kas või mingi üks kõige väiksem aktsionär kuskil, kes midagi arvab, eks ju, teistmoodi, eks ju. Ja on kõik, et kui kõiki tüüpiliselt sellistes tingimustes kirjutataksegi, et olekski võinud mõne kaasa võtta tegelikult, aga see on hea mõte tegelikult, et lugeda, mis seal kirjas on, eks ju. Aga kellelgi on vaja, siis ma võin rääkida. Aga peamine asi, mis ostja tavaliselt küsib, ongi see, et selline konsensus, eks ju, et müüjad, kõik müüja omanikud on ühel nõul. Ja kui keegi ei ole, siis põhimõtteliselt on deal läbi, eks ju. Vahet ei ole, mis kõik muud asjad, kui äge on, eks ju, ja ta võib olla mitte nõus, reaalne kogemus jälle, eks ju. Ta võib olla mitte nõus ükskõik millega, et see ei pea olema see, et liiga vähe raha on, see võib olla ükskõik mingi suvaline muu probleem täiesti, et ma ei tea, milline on raha ja aktsiate suhtarv ja kuidas seda maksustatakse kuskil, ei tea kus, et see võib olla näiteks selline, et kui, ja tagantjärgi tarkusena näiteks mõnedes riikides, kui makstakse näiteks tehingu väärtus välja aktsiates ja rahas, siis seda maksustatakse väga räigelt ja kui seda makstakse näiteks ainult aktsiates, siis seda ei maksustata üldse. Ja
seal on nüüd nagu see, et kui keegi nüüd selle tehingu teeb, on ju, siis ta peab kohe maksu ära maksma, eks ju. Ja kui on suur tehing, on ju, siis see summa on mingi päris korralik, on ju. Ja noh, sa pead nagu kõigepealt ette finantseerima seda, eks ju. Ehk siis, et võib-olla keegi saab suure summa, eks ju, aga ta peab nagu kogu maksu ära maksma ja mõnes riigis on see maks 30, 40, 50 ja nii edasi, eks ju. Et selles mõttes noh, tagantjärgi tarkusena tegelikult Eestis tasub nagu HQ-d hoida, et see võib olla investoritele nagu alguses keeruline, aga pärast hiljem nagu nii-öelda exit'i puhul võib see lihtsam olla. Et Eestis on kõik asjad juba selged ja konkreetsed, et selles mõttes noh, saab ka mingisuguseid nii-öelda nõusolekuid küsida kohe ja nii edasi, eks ju. Et kõik on siuke handy ja easy, et selles mõttes me ise ka nagu tõenäoliselt kaalume seda, et oma nii-öelda HQ nagu Eestisse nagu tagasi kolida kuidagi, et see on siuke huvitav protsess kindlasti, aga noh, eks me mõtleme välja selle koostöös kellegi. Aga nii-öelda jah, kokkuvõtteks ma ei oskagi nii-öelda väga selgeid soovitusi öelda, et mida lihtsam struktuur, seda parem ja mida vähem nagu selliseid erinevaid keerulisi pabereid, seda parem. Exiti puhul või ka noh, nii-öelda investori kaasamise puhul tuleb arvestada, et igasugused eestikeelsed lepingud võiksid tegemata, et need võiks kohe nagu kuskilt osta või leida endale ma korra inglise keeles. siia vahele süstida sellega, et enne kui me lähme veel täpsemalt sisusse, võib-olla mõlemad te võiksite öelda ka, et ei pea pärast pressiteatest lugema, et kes teil on tegelikult fondidena sees, et kellega teil on nagu Tegelikult ei saa kommenteerida praegu, aga võib-olla saavad. Mina võin küll öelda. Meil on esimesest raundis siis liidisid Karmavissi ja Black Fintech, mis on siis puhas nagu fintechile, insurtechile orienteerinud väga hea renomeega Prantsuse fond, väga palju kasu neist. Ja meie, kui me tõstsime raha, siis me tõstsime ainult raha. Meil alguses saati oli selge see, et me tahame tegelikult, kuna meie äri on nagu keeruline, suhteid ehitada finantsasutuste pankadega ei ole lihtne, me tahame industry know-how'd, me tahame suhteid. Ja see on ära tasunud. Ja siis seal on meil juures sellised nagu väiksed, siuksed inglikesed natukene, nagu Ott Kaupver on meil ja meil on Plug and Play, mis on selline USAs, selline matchmaking samamoodi, nagu, aga need on hästi väikse osalusega ja siis veel nagu üks mis võib-olla nime nagu ei teagi keegi väga. Ja siis nüüd teisest raundist tuli siis liidina tuli Portage Ventures, mis on siis Kanada, USA, Prantsuse. Ka väga suur, hästi palju unicorne ehitanud ja ka puhtalt orienteeritud ainult nagu fintechidele ja insurtechidele. Me oleme väga hoidnud nagu seda fookust, eks ole, no general. Ja see oli ka väga huvitav kommentaar, mida me ettevalmistusel nagu omavahel vestlesime, et Erplil on nagu USA-turg ja te olete võib-olla suurem osa teie kliente on täna USA-turul ja teil on just ka üks fondidest, kas see sama ütles, et keskenduge praegu Euroopale, kuigi ta on Kanada, USA, eks ole. Ma arvan, et see, mida me teeme, on lihtsalt natukene erinev, või natuke rohkem kui natuke erinev. Et me kindlasti lähme USA-sse, aga jah, et me võtsime tegelikult, kui me valisime see Portage'i, eks ju. Meil oli üks Prantsuse fond, kes tegelikult pakkus suuremat valuationit ja siis oli see Portage, mis on siis nii USA, Kanada, Prantsuse. Ja me valisime väiksema valuationit pakkuva, mitte väga palju, aga ikkagi fondi just sellepärast, et tal oli ligipääs sellele USA Põhja-Ameerika turule. Ja mõned teised asjad olid ka seal. Aga selle sama fondi esindaja, kes on meil nõukogus, ütles, et oodake natukene pärast järgmist raundi, et Euroopas on nii palju teha. Ja tegelikult see on nagu hästi oluline, on nagu meie jaoks, kuna see müügiprotsess on meil ikkagi nagu suhteliselt keeruline, sõltuvalt muidugi, kui see on fintech, siis on nagu lihtsam, kui on pank, see võib olla 1-2 aastat. Ja see tähendab seda, et fookust on vaja hoida. Aga võib-olla ma küsiks ka siis siia juurde kohe, äkki Kris, sina jätkad, et kui investoritega või minu pärast, eks ju, klientidega, kes on teil investorid, kui palju exitist on üldse juttu, sellepärast, et mul oli teid lahe kuulata tegelikult, sellepärast, et common sense, mida alati founderitele öeldakse alguses on see, et ei tohi minna ettevõtet ehitama
plaaniga, sellepärast et siis ei tule sellest nagu head asja, te peate minema mingit missiooni täitma, on ju, ja te olete mõlemad, kui ma teid kuulasin, seda teinud, eks ju, et kui sa ütlesid kohe Icefire'iga ka, et 18-19 aastat, eks ju, mis sa seda juhtsid ja ehitasid, et teil ei olnud seda müügiplaani ja ilmselt tuumiga tegelikult sama, aga et ja sama Erpli puhul on ju, et sa oled tagantjärele tarkuses, ega sa ei läinud nagu selle exit'i mõttega seda asja kunagi looma, eks ole, aga kuidas investorid käituvad? No eks investorid või siis ka nii-öelda ostjad tulevad, leiavad ise üles selle enamasti, et me nagu ei ole väga agressiivselt kuskil nii-öelda pitchimas käinud ausalt öeldes, et kunagi alguses küll tegime seda, aga viimasel ajal nagu väga mitte, et pigem nagu on selline inbound interest, on ju, ja noh, eks nendega siis tuleb nagu koos nii-öelda joosta ja toimetada, on ju. Ja tuleb nagu arvestada, et see kõik on nagu kulu, on ju, ajas ja ka rahas, on ju, et normaalne exit võib maksta seal ka failinud exit mingisugune 500 000, eks ju, et seal tasub nagu täitsa nagu aktiivselt mõelda, et kuidas oma riski nagu maandada, et kuidas sellest exitist nagu exit teha vajadusel, on ju. Et seda mitte unustada, et väga tihti unustatakse, et juba äppi on kõik, on ju, aga siis hakkavad kulud tulema, on ju. Et tasuks kohe mõelda, et mingi break-up fee panna või mis iganes, et siin nagu selles mõttes see on nagu üks ja teine nagu see, et sükste diilide puhul tasub nagu arvestada seda, et näiteks kui on mingi välisriigi, ütleme, ostja, investori puhul on lihtsam, on ju, aga sest väga standardsed tingimused ja tavaliselt tõstakse kapitali, on hästi lihtne kõik, on ju. Lepingud on nagu standardsed, on ju. Ostja puhul on see, et võib juhtuda nagu enamasti ongi niimoodi, et ka Eesti firma puhul, et peab olema kas USA või UK lawyer, on ju, ja seda on väga raske leida. Et selles mõttes, et kui on deal tulemas, on ju, ja seda on vaja leida, on ju, siis see võib võtta nagu 3 kuud ja pool aastat aega, on ju. Et see ei ole niimoodi, et lähen ja kuhugi helistan ja siis saan endale korraliku nagu adekvaatse büroo, kellega nüüd see ostja poole nagu mingi ülisuur büroo, eks ju, viitsib koostööd teha, on ju. Et sa võid igasuguseid advokaate leida endale loomulikult, on ju. Aga noh, et leida endale keegi, kes on nagu nii-öelda allkirja nii-öelda väärtusega, on ju. Ja seal nagu, mis see loogika on, on ju, et eriti mujal, eks ju, Eestis on natuke teistmoodi, on ju. Register on digitaalne, kõik on jube selge ja kõik ongi hästi selge lihtne, eks ju, ja kõik on väga äge tegelikult, on ju. Et muud riigid nagu on startupid, kes loovad neile cap table'i tarkvara, on ju, sest kõik on nagu, noh, nende optsioonide väljastamine ilgelt segane, eks ju. Eestis on üsna selge kõik, eks ju. Et kõikide selliste küsimustega tuleb nagu varasemalt hakata tegelema, et seda nagu ei mõtle enam päevalt välja ja tagantjärgi oma cap table'it korda ei saa, lepinguid korda ei saa, on ju. Aga noh, seal UK-s ja USA-s, eks ju, selleks tegelikult nagu väärtuse kandjaks ongi see advokaat, on ju. Et selles mõttes, et tema ütleb, et teil on asjad okei, teie cap table on õige, teie ütleme, artiklid on õiged, teie firma on korras, on ju. Ja samamoodi on see, ütleme, selline sekretär, eks ju, et kes siis nii-öelda jällegi seda dataruumi nagu haldab mõnes mõttes, on ju, et kes nii-öelda korporatiivset dokumentatsiooni nagu salvestab, eks ju, kirjutab protokolle, memosid, meeting notes, mida iganes, on ju. Et kõik see on nagu, ütleme, natukene teistmoodi. Eestis seda saab tegelikult skipida juba palju, on ju. Seal mujal nagu justkui on see kooslik, eks. Jah, ma kommenteeriks ka, et loomulikult, kui me tuuma tegime, siis seal oli juba natukene nagu seda mõtet, eks ole, mitte me tegime ta sellepärast, et me tahaks nüüd teda, et 5 aasta pärast nüüd oleme rikkad, eks ole, või aga me olime nagu targemad selles mõttes, et sa pead nagu mõtlema mingitele asjadele, eks ju, et selge on see, et sa ei tee seda järgmised 20 aastat, eks ju. Eriti kui sa kaasad investorite raha, selge on see, et sul on juba lepingus sisse kirjutatud, et mitme aasta pärast peab exit olema, eks ju. Tahes-tahtmata see tihtipeale on, eks ju. Ja kui ei ole, eks ole, siis hakatakse otsima. Et esimene asi, see, mida Kristjan mainis, on see, et hoia oma dokumendid korras algusest peale. Pärast on jube keeruline midagi tekitada ja kui sa nagu sujuvalt hoiad, siis see ei ole üldse nagu raske. Teine asi, mille peale mõelda, on see, et hästi tihti founderid, eks ole, sa alustasid oma selle firmat ja arendasid ja see on sul lapsukene, sa ei lase nagu lahti, eks ole. Et tegelikult seal on nagu minust on kaks nagu, see on nagu dilemma, eks ole, et kas sa tahad nagu hoida seda kõike endale, kas sa tahad võimu või sa lased sellest üks hetk lahti ja sa tahad raha. See on nagu väga inetult öeldud, eks ole, aga tegelikult see on dilemma. Sellepärast, et kui sa ehitad seda ettevõtet ikkagi selle suunaga, et üks hetk tuleb exit, sa pead mõtlema, et üks hetk peab su ettevõte toimima niimoodi, nagu ta toimis, kui sind ei ole. Ja see on tihtipeale kõige raskem. Ma ei ütleks, et me oleme tuumaga veel sinna jõudnud, aga see on meil nagu siin. Ja
jah, ja mis siis veel? ma lisaks sinna Jah. ühe mõtte veel, vaata seesama dokumentatsioon ja EY nii-öelda slaididest tuli hästi välja, et näiteks nagu, mis on lähtekood, eks ju, lähtekoodi dokumentatsioon, et selleks tuleb kasutada nagu õiget töövahendeid, eks ju, et see igasuguste nii-öelda logiraamatute saamine ja kes mida kuskil tootis, on ju, et see on tegelikult tänapäeval käib nagu reaalajas ja selleks on nagu mingid minimaalsed standardid, on ju. Ja mida ma tahtsingi öelda, ongi nagu see, et igas valdkonnas on teatud standardid, alates raamatupidamisest, lõpetades dokumentatsiooniga kui ka selle sama lähtekoodiga, et neid samu standardeid on vaja nagu järgida. Et see, mida ajas edasi, seda rohkem neid standardeid tuleb. Varsti me jõuame erinevate riikide, ütleme, sertifitseerimisnõueteni, eks ju. No juba on GDPR, eks ju, kuskil USAs on mingid muud nõuded. Et järjest rohkem tuleb standardeid ja üha paksemaks muutub selline formaalne nagu osa tegelikult kogu tööst. Teil on eriti palju. Ja võib-olla veel üks asi, et vaata, kui sa mõtled selle exiti peale, eks ju, siis no see on tüüpiline, eks ole, et üldiselt tech-ettevõtted ei müü ennast, need ostetakse, eks ole, need leitakse üles mingil viisil ja ostetakse, eks ole. Miks ostetakse, eks ole? Võib-olla see, et nüüd nagu me müüsime ICE, see oli puhas nagu talendiost. Osteti inimesi, ostetu klienti, osteti rahavoogusid, osteti inimesi. Teine asi, mida võidaks osta, on sinu tootevõimekus, mis on kindlasti meil tuuma puhul, eks ole. Meie tootevõimekus versus teiste palju suuremate tegijatega turul on väga-väga nagu heal tasemel, eks ju. Siis ostetud kliente näiteks sinu puhul, eks ole, tuleb keegi ostab kliendid ära. Ostetakse sind turult välja. Ehk siis sa oled kellelgi jalus, eks ole, likvideerime su ära, eks ju. Äkki saab välja investeerida? Jah. Investeeritakse välja. Aga mis ma seda räägin, on see, et kui sul peas on nagu olemas, eks ole, et kes võiks mind mille pärast nagu osta, siis sa tegelikult see hetk, kui sa hakkad juba mõtlema, et võib-olla nüüd 3 aasta pärast, et sa hakkad tegelikult ehitama oma seda imagot või seda, eks ole, nagu oma suhteid, imagot, seda sa paistad välja. Sest et kui sa oled siin Eestis, võib-olla siin ja varjus ja keegi sind ei tea, loomulikult siis sa võib-olla ei saa kliente ka, eks ole, väljast, aga anyways, ka suurte korporatsioonidega, eks see suhtlete ehitamine. Ma tooks ühe pointi, kuidas neid suhteid ehitada, et ütleme, me oleme ka siin Eestis ja Eestis on väga okei ja ausalt öeldes, kui võtta näiteks nende samade nii-öelda kontorite loomine, siis väga tihti võikski nagu mitte teha neid, et töötajad saab remote work'is või ma ei tea, kontraktorina või siin on ka erinevad PO service'id, mis on nii-öelda töötaja vahenduseks firmad, et see peagi nagu kogu seda legaalset nagu asja nagu ehitama välismaale, et targem ongi seda skipida jälle, eks ju, aga läbi klientide tekivad need suhted ja need suhted, ütleme, et kuidas saada endale neid nii-öelda häid selliseid corporate nagu relationship'e kuskil, eks ju, et ikkagi nagu müüa õigel turul asja koostöös kellegi teisega ja sealt need suhted tulevad, et need ei tule kuskilt iseenesest, messilt need ka väga ei tule, seminarilt võib-olla tulevad, et pigem need, ütleme, meie kogemus on see, et me kuskil jookseme kokku kellegi teisega, teeme nende koostööd, oleme avatud, ja siis peale seda võivad hakata sellised nagu erinevad jutud nagu arenema, et nagu see on see tegelikult põhivõti nagu, et kuidas neid suhteid ehitada. Meie kasutame veel ühte asja, mida võib-olla vahel nagu alahinnatakse. Me hakkasime kasutama üldse nagu rahvusvahelise müügi pärast, eks ole, kuna meie toode on selline, eks ole, nagu ta on, eks ole, suhteliselt nagu keeruline, ei ole see, mida tullakse ja nagu riiult ostetakse, eks ju. Me kasutame meediat hästi palju. Välismeediat just ja me hakkasime 2020 alguses koostööd ühe rahvusvahelise meediaagentuuriga, kes siis tegelikult töötas selle nimel, et ta töötab selle nimel, väga hästi teevad oma tööd, et saada meile ajakirjanikke, kes tahavad teha intervjuusid ja ma olen andnud hästi palju Saksamaal me oleme nagu ikka väga tuntud on meie nimi, eks ju. Samuti UK, nüüd nagu lähme rohkem UK-st, kuna me oleme UK-s ka nüüd olemas, ka Prantsusmaa. Ühesõnaga see, et sinu nimi on olemas, et sa oled seal mingis suures Saksa äriajakirjas, eks ole, su pilt on, sa räägid oma sellest loost, sa räägid oma sellest ärist, mis sa oled ehitanud ja võib-olla eelmisest ärist ja see on hästi oluline nagu storytelling. Aga see aitab ka, et ma olin just seal messil eelmine nädal ja siis ma tulin, et sina olid seal, eks ole, et jaa, teil on selline asi, eks ole, jube kihvt, eks ju. See brand building on tegelikult exiti kontekstis ka oluline on ju, et sa lood kogu oma lugu ja siis teatakse, mida ostetakse. Ma tookski nagu jälle selle USA pointi, et nagu ütleme, kõige suuremad diilid on ikkagi kahjuks nagu USA poolt tulevad ja selles mõttes tasub ikkagi seal nagu toimetada, kui on nagu exiti plaan, eks ju. Et nii-öelda Euroopa tehingud on pigem nagu raskemad ja võib-olla ka väiksemad, eks ju. Et USA poolt vaadates, eriti kui on kohapealne kas kontor või kliendibaas olemas, et see väärtus on kindlasti nagu suurem. See on ka põhjus, miks me nagu seal peame sealt tegelema. Et nii-öelda meie tegelik nagu ütleme, kliendibaas oleks nagu suur, stabiilne, seal on lihtsalt võimalik nagu leida väga
väga suuri ettevõtteid klientideks, on ju, et Euroopas on neid võimalik leida oluliselt vähem, on ju, et meie võib-olla Euroopa üks suurimaid kliente on nagu Decathlon, on ju, mis on nagu ülisuur ettevõte, eks ju, maailma mastaabis, eks ju, ma ei tea, paar tuhat poodi, eks ju, aga nii-öelda USA-s tegelikult on nagu kümnetes võrreldavaid kette, eks ju, kelle nimesid keegi pole kuulnudki, eks ju. Ja ütleme, kui me vaatame nagu seda, ütleme, meil on ka mõnes mõttes nagu fintech, kuigi võib-olla päris nagu nähtav ei ole, sest me nagu otseselt ütleme, ei ole nagu päris reklaaminud, aga me protsessime aastas mingisugune 20 miljardit umbes dollarit väärtuses nagu tehinguid, et midagi nagu juba liigub, eks ju. Aga meil ei ole nagu kunagi olnud seda eesmärki, et me tahaks nagu exit'i teha, et me pigem nagu ei ole nagu väga seda esiteks utreerinud ja teiseks on see, et meil on ka vastutus nagu klientide ja oma töötajate ja nii-öelda tiimi ja kõikide muude ees, et kui asi juhtub siis selliselt, et kõigile sobib, eks ju, mitte nii, et kuidagi tuleb teha mingil kuupäeval mingi kindel tehing, eks ju, et me oleme proovinud nagu vältida seda ja me ei ole ka ühtegi lepingusse kunagi raha tõstmisel kunagi pannud seda just selle mõttega, et me ei taha olla mingi sundvisked seal, on ju, sest et sellise asja ehitamine on ikkagi nagu päris keeruline ja see tööväärtus on kumulatiivne seal, eks ju, et see ei juhtu nagu üle, eks. Jah, kahjuks on see, et kui sa räägid nagu suurte fondidega, eks ole, nagu BlackFin näiteks, sa ei saa neid asju nagu välja jätta. Saad ikka. Kui kahjuks sul ei ole nagu seda läbirääkimise powerit, eks ju. Et kui nende standardlepingutes, nende LP poole pealt on sees see, et 6 aastat, siis on, või 7 aastat, siis on see 6 või 7 aastat, eks ole. Need on teatud punktid, mida sa läbi ei räägi. Sa võid väga palju punkte läbi rääkida, seal on mõned asjad veel, mida sa nagu hästi läbi ei räägi. See on väga hea, kui läheb Neelist läheb ka vaidlaseks. Meil õnnestus läbi rääkida, aga see selleks, et eks ikka õnnestub, peab lihtsalt olema selline, ütleme, jäik seal, eks. Aga öelge korra mõlemad veel, et kui kas ütleme investoritel, mõlemal on erinev kogemus, see on väga põnev, on ju, et kas on juba olnud või plaanis nagu siuke exit talk, et arutame neid exit'i strateegiat alates IPO-st, ma ei tea, strateegilistest väljaostustest, et kas või mingid nõuanded exit'iks valmistumiseks seal juures, et näiteks, ma ei tea, meil oleks vaja, ma ei tea, teie kõrvale tegevjuhtkond palgata, sest et meil on vaja teederumm üle vaadata koos või see on juba alguses sellised põhijutud? Tead see meie praegu exit juttu ei räägi, sest me oleme tegelikult oma 2020 november oli esimene raha, mis me tõstsime, eks ole. See on nagu, me oleme 3 aastat vana, see on vara. Me ei ole veel seal, eks ole, sest et investor tahab oma raha ikkagi nagu kordades tagasi saada. Aga ma arvan, et see, et tegevjuhtkond välja vahetada, see tuleb mingi hetk. Sellepärast, et me kõik teame seda globaalse talendi maale toomist, eks ju. Me omavahel nagu vaatame, et millal see nagu, see ei tule veel, eks ole, see kindlasti ei tule veel. Aga mingi hetk, ma arvan, see tuleb. See on sellistes ettevõtetes nagu meie väga-väga tüüpiline. Et praegu on muidugi see, et meid hoitakse nagu 10 küünega, eks ole, sest me tõstame ka edasi, kui see asi läheb, ütleme 2 aasta pärast, kui see asi peab töötama nagu masinavärk selleks, et see asi kunagi nagu rahaks teha, siis on see kindlasti nagu teine asi. Et see pigem on siis praegu nii, et kui teil on vaja, te küsite investorilt, mitte vastu. Täna meil oli, see on selline nagu huvitav, et ma olen ju üle 20 aastane, 20 aastat nüüd, nagu ikkagi nagu juhtinud äri ja teinud seda ikkagi suhteliselt nagu koos oma kolleegidega ja suhteliselt nii nagu oma ikka. Ma ju tean, eks ole, kuidas ma asja teen, eks ju. Ja siis, kui tuli meil nõukogu esimest korda pärast investori, alguses oli ikka väga raske, ma ütleks. Ja siis ütles mulle meie Mikaele BlackFinist, ütles, kuule Vilve, mul on kogu aeg selline tunne, et nagu ma astuks su varvastele, eks ju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, siis me rääkisime, siis ma ütlesin, et okei, et see ongi vist sellest, eks ole, et ma ei ole harjunud. Ja ma võtan neid nagu natuke nagu mitte kui partnereid, vaid kedagi, kes nagu nõuab minu käest. Ja kui me suutsime selle switchi ära teha, et nad on meil partnerid, nad aitavad meid. Praegu on nagu kõik on mega hästi, eks ju. Ja mida nad nõuavad on, ja mina arvan, et see on väga hea, nad nõuavad kõikvõimalikke KPI-sid, et sa hakkaksid ennast mõõtma. Siis kui sa teed nagu oma ettevõtted, sa vaikselt seal nagu toimetad, eks ole, läheb paremaks, müük tuleb, eks ole, aga sa tegelikult süstemaatiliselt ei mõõda kogu aeg, eks ole. Võib-olla mõned mõõdavad, meie näiteks meil on väga raske seda nagu ise tekitada. Ja kui nad siis selle poole pealt nagu suruvad, siis see on austus väga tänuväärne. Sest see valmistab sind tegelikult ette selliseks nagu ettevõtteks, mis toimib ilma selleta, et founderid on iga hetk seal kuskil näpupidi vahel, eks ole, korraldavad, teevad, muudavad. Hea, Kris. Ja ma olen väga nõus sellega, et ma arvan, et selline delegeerimine ja nende inimeste usaldamine on nagu kriitiline ja eks tuleb lihtsalt näha vaeva, et neid leida ja eks eriti IT-valdkonnas, et enamus IT-ettevõtteid on tegelikult nagu personalijuhtimisettevõtted või HR nagu fookusega, mitte IT-fookusega, vaid HR fookusega. Aga me oleme ikkagi suutnud väga-väga palju selliseid uusi
uusi juhte oma tiimi seest ja ka väljapoolt nagu kaasata ja kasvatada ja selles mõttes noh, võib-olla mingisugused siuksed väga-väga spetsiifilised teemad võib-olla on veel kuskil nagu jäänud nagu näiteks, ma ei tea, minu lauale, aga enamus asju on nagu õnnestunud nagu laiali jagada ja ma arvan, et see on ka nagu point, miks nagu üha rohkem, mida suuremaks nagu ettevõtte kasvab Erpli, eks ju, seda ägedam seda nagu run'id on, eks ju, sellepärast, et noh, sa ei pea enam tegelema igasuguste pisiasjadega ja igasugused keerulised teemad saavad ka imekombel nagu lahenduse ja noh, ütleme, mida me ise oleme õppinud, eks ju, erinevatest sellistest potentsiaalsetest ma ei tea, MA-dest ja mis iganes muudest tehingutest, mis ei ole kõik küll kahjuks läbi läinud erinevatel põhjustel, siis noh, võib-olla ka pole olnud nagu tohutut huvi, eks ju, et see on ka üks kindlasti kriitiline küsimus, võib-olla diil olnud piisavalt hea, mis iganes, eks ju. Et oleme seda õppinud, et noh, kuidas oma asju paremini korraldada, eks ju, ja mida teised pooled nagu vaatavad, need samad, mis nagu tähtis on teise poole, eks ju. Et ja sellest tegelikult iga kord on toimunud selline nagu räige nagu arenguhüpe tegelikult, et neid tasub nagu skännida neid võimalusi, et nagu aru saada, et see on siuke lakmustest, et sa saad aru, et mis su firma väärt on või noh, nagu enda jaoks saad siukse sanity checki teha, ja kas sa oled nagu vastad mingile standardile või kriteeriumile või et sa saad oma need suhteliselt nagu karmid paugud kätte, et ühe korra meil tehti kunagi, eks ju, selline pigem tehnilise fookusega nagu ütleme USA börsiettevõtte käis ja skännis meid, saime nagu tehniliselt oma litakad kätte, tegime oma tehnika korda, siis järgmine kord oli selline ütleme USA finantstaustaga ettevõte, see pigem vaatas nagu pabereid ja muid ja siis saime sealt oma paugud kätte jälle, et selles mõttes nagu noh. Aga õnneks tehnoloogiasektoris vaata, see on ainult boonus, kui sul on ette näidata ka failureid, sest et muidu vaadatakse, et kahtlane. Ma ei tea, kas ta failure on, aga pigem siuke karm siuke learning curve, et saad nagu aru, et okei, et vist peaks nagu edasi arenema siin, et ei ole päris head. Kui ma mõtlen nagu meie nende tiidi founding ute peale, see on alati olnud kõikides kolmes, eks ole, see üks exit, 2 rahatõstmist on olnud üks asi, see on GDPR, GDPR. Kõik muud asjad on nagu jumalast nagu fluent ja praktiliselt ei ole nagu mitte midagi. Ja sa saad ikkagi, ja ma ei tea, kas seda ongi võimalik üldse nagu nii heaks teha, kui et see on siuke asi, mis nagu ei ole, ma arvan ka, et ei ole. Ma võib-olla küsiksin veel siin juures, et kas sellised mõisted nagu diversity ja impact kuidagi investoritega vesteldes, ehk siis mõju ja mitmekesisus näiteks tiimis on teemaks ja samamoodi ütleme, noh, ka see mõju või mõju investeeringud, millest paljust mina nagu fondide poolt näen, SFTR, mis tuleb peale Euroopast ja nii edasi, et hakatakse mõõtma teie ärimõju, mida te teete, kas see on juba kohal ja on see nagu nii-öelda pidevalt vaja integreerida tööprotsessidesse või veel on selline ääri-veeri lähenemine nendele teemadele? Noh, täna on nagu see, et politseid on vaja ja aruandeid on vaja, eks ju. No, diversity'ga ei ole meil nagu teemat, meil on hästi nagu tehnoloogiaettevõtte kohta hästi palju naisterahvaid hästi erinevatel positsioonidel kuidagi pidi nagu tulnud niimoodi, sattunud niimoodi või ma ei tea, kuidas seda öelda, ilma mingite kvootide asjadeta. Et seal me oleme nagu väga heas kirjas, meil on isegi nõukogus, meil on 2 naist ja siis... Aga rahvused? Meil on 19, 20 nüüd juba, 20 erinevat rahvust. Meil on 80 inimest ja 20 erinevat rahvust. Ja noh, värvide poolest ka natuke nagu kirju. Aga noh, et selle poolest on kõik nagu hea. Aga näiteks eile ma täitsin siis tabelit meie ühe fondi poolt, mis ka siis vabandati, kui mulle see saadeti, tabelis oli 35 rida, siis ma pidin arvutama kõik võimalikke neid näitajaid, eks ju, noh, siis finantstulukud seal arvutasid, eks ju, juba tublid olid, aga seal olid ikkagi täiesti nagu absurdsed asjad, eks. Just seda kuulda. Kas sul on, Kris, mingit kogemust siin või kuidagi? Ma ei oska nagu vastata sellele, et ma arvan, et me oleme nii rahvuseline ettevõte, et see nagu noh, orgaaniline. Ja, et kas ta nüüd orgaaniline on, aga selles mõttes, et noh, kui see küsimus tekib, siis pigem tekib see küsimus, et miks see küsimus on, et selles mõttes, et noh, jah, ütleme, see on natuke, kuidas üldse defineerida neid probleeme, et ei ole nagu probleeme. Võib-olla ajalooliselt kunagi väga ammu on olnud mingeid küsimusi, aga oleme suutnud neid lahendada, et selles mõttes läbi noh, teatud valikute lihtsalt, et pigem on küsimus nagu selles, et see nagu kultuuri osa ja see on nagu see, noh, kultuur, mida sa nagu ettevõttes lood, ikkagi esmajoones loob läbi selle, et keda sa värbad sinna ja ega sa neid mõtteid väga ei muuda seal pärast, et ja noh, selles mõttes on nagu väga oluline nagu kohe noh,
teha õiged otsused ja võib-olla vajadusel kas küsida inimeselt, keda nagu liita, et kas ta nagu, kuidas ta suhtumine ühte, teise ja kolmandasse teemasse on, on ju. Et noh, kui tal on kõhklev või mis iganes, siis võib-olla ta ei sobi, on ju. Sellepärast, et me oleme näinud, et mõned inimesed, kes on, ütleme, meile nagu olnud mittesobilikud, on kuhugi mujale liitunud ja me oleme pärast kuulnud, et seal on tekkinud tõsised probleemid pärast, on ju. Ja see ongi pigem nagu läbi selle kultuuri, et mida sa ehitad, et noh, meil on nagu kõik teevad kõike ja me nagu ei pane ühtegi kleepsu külge. No see aruandlus tuleb need fondid endi poolt, just ole, et see on nagu nende nagu standard, seda peavad nagu kõik tegema ja sellele see nagu vastu ei vaidle. Aga selline nagu diversity teema, mis ei ole nüüd exit'i teema, see on nagu väga huvitav teema selles mõttes, et kui sa alguses saati ehitad, nagu seda multinatsionaalset ettevõttet, siis ta tuleb nagu loomulikult. Ma mäletan, me üritasime Icefire'is ka teha sama asja, aga palju hiljem. Ja me ei saanudki tegelikult, meil ei võetud neid välismaalasi, neid muukeelseid kunagi nagu päris omaks, et ma ei saa ju rääkida oma tiimi koosolekul enam eesti keeles, eks ole, ja küll me nagu natukene vägisi üritasime, aga see ei tulnudki nagu päris välja kuni lõpuni. Aga tuuma me oleme alguses saati ehitanud ja meil ei tulegi meelde, kui me oleme koos, et me peaks eesti keeles rääkima midagi sellist, eks ju. Et nüüd olla aja osas hästi teadlik, siis mul on siin veel ridamisi küsimusi, aga ma tegelikult mõtlesin, ma annaksin äkki korra saalile küsimuseks võimaluse või siis, kui meil on chatis tulnud küsimusi, et täitsa julgelt, et meil on siin tasub ära kasutada sellised põnevad asutajad. Et kas keegi tahab? Chatist on üks küsimus tulnud. Tore. Kristjan küsib, et kui on tehinguid seotud osapooltega, kuidas neid õigesti ümber pöörata? Ega ma ei oska selle ümberpööramise kohta, siin on vist targemad inimesed, kes ümberpööramise kohta oskavad rääkida. Mina oskan rääkida seda, et kuidas siis neid teemasid nagu selle tehingu tegemisel nagu lahata, eks ju. Et noh, meie teema oli see, et kuna Modular Technology ehk Tuum sündis tegelikult Icefire'i ühest tütarettevõttest nagu jagunemise teel, ja meie osanike ring oli. Ja Modular ka alguses kasutas Icefire'i teenuseid, eks ju, siis seal oli nagu hästi palju nagu segadust. See oli kõik need lepingud, mis meie vahelised olid, kõik need hinnad, millega me teenuseid ostsime, et õnneks seal olid kõik paberid korras, kõik läbipaistev, aga ikkagi meile pandi sellesse ostumüügitehingusse, nendesse lepingutesse pärast väga palju punkte, mis olid selle kohased, et kui midagi hiljem välja tuleb, ja noh, need punktid ongi seal, eks ju. Kas meil on saalist äkki mõni tore küsimus veel? Praegu ei tundu. Kas meil chatis ka vist praegu rohkem ei ole, eks ole? Siis ma võib-olla võtame vaikselt otsad kokku, jääme pärast natuke veel kohvitama, kui teil on võimalus siin, inimesed saavad võib-olla üks-ühele küsida. Mida te oleksite teinud tagantjärgi tarkusena teisiti? Me natuke puudutsime seda juba, aga võib-olla selline lõpetuseks nagu hea küsimus, ja ühtepidi siis soovitus kõigile, kes tahavad jõuda sinna, kus olete teie. See on natukene tagasi nagu tagantjärele tarkus. Ja. Meie kohal on muidugi see, et ma olen mitu korda mõelnud, et see on sama peakorteri küsimus, mis Eestis on väga hea olla, aga meie, kui sa oled nagu finantstehnoloogia ettevõte, tõesti nagu Tuum finantstehnoloogia ettevõte, siis sinu valuation sõltub väga kõvasti sellest kohast, kus sa asud. Ja kui sa oled Londonis, on sinu valuation koheselt 25% rohkem. Ja see on tegelikult ka meie küsimus nagu järgmise raundi puhul, eks ju. Ja meie investorid täna väga suruvad, ma ei tahaks öelda, aga väga nagu söödavad meile sisse ideed, et me peaksime oma peakorteri siit ära viima. Et noh, see peakorteri teema on. Siis ma arvan, et ei olegi nagu, hästi paljud otsused on sündinud spontaanselt. Kas dataruumiga sa oled tegelenud mõlema ettevõtte puhul teadlikult näiteks kohe? Dataruumiga oli niimoodi, et nagu ma rääkisin, meie esimene raha tõstmine oli täielik mess selles mõttes, et meil ei olnud seda. Ja teisega, ja Icefire'i müügi puhul ka. See oli see, et kui tegelikult meil oli enne nagu rääkisime paari teise ettevõttega, millel ei olnud nagu sobivust või siis kas meile ei sobinud või neile ei sobinud, aga me juba siis tegelikult tekitasime sellise dataruumi. Et meil oli kõik need baasandmed, me ainult uuendasime. Ja tänu sellele oligi see võimalik tegelikult see, et see checkout'i deal sündis 1,5 kuuga, sest seal oli ju vastas, nende peakorter on Londonis, nad on tohutu suured ja olid vastas meil nende enda lawyerid,
noh, väga tõsine teema, kellel siis oli veel vastas, kaasasid veel Eesti bürood ja siis olime meie siis oma. Et noh, see oli ka 10-tunnised sessionid, kus siis olid loojerite vastu ja siis meie olime seal nagu, mis toimub, eks ju. Kris, tahad sa? Ilmselt teil selle check-out'iga oli väike eelis see, et siin mõned ostjad olid Eestist, et seal nagu management tiim oli natuke juba, ei noh, lihtsalt nagu background'i mõttes, et neil oli usaldus olemas ja ilmselt võib-olla nad ka tundsid, et see jällegi sihuke inimlik kontakt ja usaldus on seal väga tähtis, et kes paneb siukse pitsati alla sinna, et kes võtab riski nagu, et kes underwrite ib seda. No tead, sa ei saa seda üle hinnata, sest kõik tunduski alguses nagu nii smooth selles mõttes, et meie Eesti Ott, eks ole, tegi siis selle, kes oli Checkout'i CTO, on siiamaani, tegi selle kontakti ja siis tuli nende enda põhifounder ja see management tiim, legal tiim tulid siia, oli siin 3 päeva, me leppisime kõiges kokku. Noh, kõiges selles mõttes me leppisime tehingu hinnas kokku, me leppisime põhitingimustes kokku, kõik tundus nagu, et ja siis, kui hakkasid need lepingud, no see oli ikka nagu, me ei ole meie seda kauaaegset loojerid, kes meid kogu aeg on toetanud, tegelikult nii palju ohkamas näinud, kui see siis oli. Pole vaja lugeda neid leping. Jah. Ma arvan, et see on tegelikult õige soovitus. Ja kõik see sõbralikkus, me olime kõik siin koos, eks ole, pidasime pidu, eks ju, siis kui mai alguses siin käisid ja needsamad legal inimesed, need keerasid nagu täiesti teised inimesed siis, eks ole. Siis ei ole nagu seda, et sul on nagu usaldus või on sõprus, on see, et lepingupunktid. Eks neil on lihtsalt hunnik riske, mida nad üritavad kuhugi ära saata ja selles mõttes see on nagu paratamatu. Aga noh, kahetseda saab neid asju, mida nagu jääd tegemata. Et selles mõttes ma arvan, et neid asju, mis tehtud on nagu keeruline, kui te kahetseda, eriti, kui nad just ei ole tohutu mingi failure, eks. Et selles mõttes me nagu oleme niimoodi, võib-olla oleks pidanud rohkem riski võtma ja kiiremini kasvama. Ma arvan, et see on peamine, et nagu aeg lihtsalt kulub ja ühel hetkel nagu nii-öelda pole aega või siis on turg muutunud või on risk kõrgem, mis iganes. Meil on tegelikult natuke sama teemas. Me võtsime esimese raha, me alustasime veebruar 19, esimese raha võtsime november 2020, peaaegu 2 aastat hiljem. Ja me kasvasime oma rahadega, kuna meil oli alguses esimene klient tuli ja suhteliselt hästi teenisime sealt pealt oma rahadega, aga me ei värvanud nii palju, kui võib-olla oleks vaja, me ei laienenud nii ruttu, et oleks me võib-olla läinud kohe alguses rohkem hüppega. Meil oli selline mentaalne probleem, sest et me olime teinud teistsugust äri. Me olime kogu aeg teinud äri, kus sa elad sellest rahast, mis sa teenid ja teenid ka kasumit selle pealt. Ja meie founderitel oli, me nägime ka vaeva sellega, et tulla sellest mentaalsest probleemist välja, et sa võtad peale välist raha ja sa annad ära osalust. Ja kui me valmis olime, siis me tegime seda. Väga lahe. Aitäh teile südamest, et kuna inimesed on ajaga arvestanud, siis ma tõmban siinkohal joone alla ja annan lubaduse siis võib-olla veidi teid veel kinni hoida siin kohvinurgas ja kõik, kes meil on liitunud videosilla teele, aitäh kuulamast ja järgmise korrani.